Mul on väga hea meel tutvustada Karli. Karl on Amazoni kooli vilistlane. Karl on 1,5 aastat Amazoniga toimetanud ja Karl on selles mõttes fenomenaalne õpilane olnud mul, et alates sellest, kui Karl alustas, Karl ei ole kunagi nagu liiga palju lootnud nagu teiste peale, vaid Karli üks suur edutegurid minu arvates on see, et ta on läinud ja kogu aeg edasi proovinud ja isegi mitte nagu selles mõttes, et hei, Egle, et mul on see probleem, et kuidas ma seda lahendan, vaid ta nagu läheb ja lahendab ise ära ja kui ta tõesti hätta jääb, siis ta tuleb ja nagu küsib küsimusi. See on üks mega suur selline kvaliteet, et kui mul on probleem, siis keegi teine ei pea esimesena tulema seda minu jaoks lahendama, vaid sa võtad esimesed sammud, sa 3 asja proovid ise ära teha alguses ja siis küsid nii-öelda nende käest, kellel võib-olla võiks kogemust rohkem olla ka ja väga hea meelega loomulikult ma vastan kõikidele küsimustele, mis Amazoniga seoses tekib. Kui sa täna meid kuulad ja sul on midagi jääb veel nagu ebaselgeks, siis kindlasti pane egle@amazonikool.ee küsimus teele. Karl on äge selle koha pealt, et Karl on 22 ja 1,5 aastaga ta on üles ehitanud üle 300 000 aastakäibega ettevõtte. Sisuliselt pole sa päevagi teinud palgatööd otse. Kas see oli otse nagu koolist või otse keskkoolist, kui sa hakkasid Amazoniga toimetama? Keskkoolist, jah. Et keskkooli ma lõpetasin ära, siis ma läksin kaitseväkke kohe, sest no see pidi nii või naa, selle pidi mingi hetk ära läbima, siis ma lihtsalt läksin, sest mul paar sõpra läks ka. Ja siis, kui ma kaitseväest hakkasin nii-öelda koju tulema vaikselt, siis ma hakkasin juba uurima, et mis ma siis peale kaitseväega hakkan enda eluga tegema. Ja siis ma hakkasin YouTube'ist vaatama erinevaid videosid, how to make money online, ja see on kõige naljakas. How to get rich. Ja täpselt, et vaatasin ja siis mulle jäigi silma see Amazon. Aga nagu ikka vaata, et kõik, mis on YouTube'is on ju, et ei pruugi ka päris olla, et paljud inimesed kasutavad ära on ju, et enda nagu halbades käid tahtmistes siis. Tõmmatakse müügilehtrisse sisse, ehk siis üritatakse sulle mingeid e-book'e, koolitusi, mis iganes maha müüa on ju, et mine ja kauple siin kohas ja või tee seda on ju, osta, ma ei tea, Walmartist mähkmed ja mine pane Amazoni müüki, retail arbitrage on ju, et neid ärimudeleid, mida internetis teha saab, on tegelikult mega palju, et kui sa tükid sisse YouTube'i, ma ei tea, 10 best ways how to make money online, et siis tuleb tegelikult päris palju variante välja. Tegelikult Amazon on üks nendest asjadest. Aga miks sa jäid Amazoni peale pidama, miks sa ei läinud, ma ei tea, tegelema millegi muuga? Mis ideid sa veel kaalusid lisaks Amazonile? Pokkerid. Professionaalne pokkerimängija. Kas Amazon ei ole ka nagu pokker? Seal on see vahe, et sa ei pea niimoodi, et sinu sissetulek ei sõltu sellest, et kui sa nüüd täna õhtul või öösel ei mängi vaata, siis sa ei saa raha selles mõttes. Amazon on hea selles mõttes, et raha tilgub sisse siis, kui sa magad, aga sa pead ka selle jaoks väga palju tööd ja vaeva sisse panema, et see niimoodi töötaks. Aga kuidas on üldse võimalik, et tuleb poiss keskkoolist ja alustab rahvusvahelise äriga, mis võib-olla kraadi võrra ikkagi keerulisem kui teha kuskil Mustamäel oma mingisugust pitsakohvikut, et kuidas, ma ei saa nagu aru, et kuidas üldse võimalik on? No see lihtsalt jäi silma, sest kui ma tulin kaitseväest tagasi, siis ma läksin reisile ja ma nägin tegelikult läbi Töötukassa, nägin, et üks eestlanna annabki Amazoni koolitust. Ja siis mul tuli kohe pähe, et okei, et see võib-olla see asi on ikka legit, vaata. Et kui oleks päris legit, jah. Et kui see on juba Töötukassas ka nagu riigi poolt on nagu nõusolek antud, siis see peab olema asi, mis töötab. Ja kuna ma olin ise ka Töötukassas sel ajal peale kaitseväge, siis mul ei olnud tööd, ma ei käinud koolis on ja siis ma pidin ju midagi tegema, ma tahtsin teha midagi. Ja see tundus väga huvitav teema ja siis ma liitusingi Egle koolitusega 2019 aasta sügisel, siis koolitus kestis 3 kuud ja peale seda ma siis viisin tooted Amazoni USA-sse, mis jõudsid 2020 aasta kevadeks sinna ja 2020 aasta lõpuks oli juba 100 tonni käivat
Minu arust nagu täiesti fenomenaalne on nagu see, kui kiiresti sina oled pannud ettevõtted püsti, sest et tänaseks ma olen välja koolitanud üle 200 Amazoni ettevõtja ja sinu lugu on üks kindlasti kõige kiiremaid edulugusid nagu selle koha pealt, et sa hakkad peale ja sul nagu enamasti me oleme nagu sealmaal, et mu kuukäive on mingid tuhanded ja siis me oleme seal kuskil ma ei tea, 10 000 piirimail on ju, et sul õnnestus hästi kiiresti skaleerida oma ettevõtte nagu ikkagi nagu selles mõttes globaalselt väga arvestatavaks oma nišis. Alustamine, eriti veel, kui sul puudub nii-öelda ametlik, ma korra vaatan meil siin, distsipleenid kadusid ära, ametlik. Keegi ei ole natuke, keegi ütles, et ei ole häält. Ma arvan, et sellega on korras, sest Ella muidu ütleks, kui meil on mingisugune hääleprobleem, aga hääl tuleb meil välja ilusasti. Alustamine, eriti kui sul ei ole ametlikku töökogemust, keegi ei ole justkui nagu pannud sinna, sa tuled koolist ja sul on seal mingi õppimise kogemus, mingi struktuur, mul on mingi kodutööd, mul on mingi isiklik vastutus on ju. Kui sa tuled just nagu ettevõtja maastikule, siis võiks nagu tavaline inimene võiks arvata, et sul peab olema palgatöötaja kogemus all, et sa saaks üldse aru, see on nagu next level natukene koolis käimisest ja seal oma asjade õigeks ajaks ära tegemisest ja justkui nagu vastutusest ma ei tea, rahatunnetus, mingisugune arusaam. Mis sul nagu see tunne nagu alguses oli, kuidas on üldse võimalik see, et sa mingi, ma ei tea, geograafia tunnist on ja järgmine asi, mis sa hakkad tegema, on nagu rahvusvahelist e-kaubandust, et mis see üks edutegu sul alustades oli, et sa nagu ikkagi vastu pidasid ja said oma kaubad nagu kiiresti müüki ja tegelikult leidsid ka ju niši, vaata, kus sa saad toimetada. No, üks asi kindlasti on see, et alguses see on lihtsalt selline visuaalne asi su peas, et sa näed nagu tulevikku, et okei, ma loodan sellele, et tulevikus see asi töötab, sest alguses sul ei olegi mitte millele, nagu sul ei ole mingit tõestust, vaata, see on see, et sa lähed palgatööle, sa tead, et iga kuu sa saad 1000 euri kätte, vaata kindlalt, aga kui sa hakkad Amazoni tegema, siis tegelikult sa ei tea, kuna sa võid selle 1000 euri endale kätte saada, kas see on aasta pärast, 2 aasta pärast, et alguses see on kindlasti väga raske sellepärast, et sul ei ole tooteid Amazonis, sa ei tea, kas need töötavad, sa ei tea, mida sa teed palju vigu läbi. Sa peadki lihtsalt, sa pead natuke lootma lihtsalt ja see on nagu iga suure asjaga, kus sa lähed, kui sa tahad midagi suurt korda saada, siis sul on nagu väike unistus, mille poole sa püüdled ja lõpuks, kui sa väga palju selle nimel vaeva näed, siis ma usun, et see ka läheb täide, see unistus. Aga kui sa alustasid, see alguse töö ei ole ju see, et me lähme magama ja siis ameeriklased öösel ostavad, eks ju, et alguse töö näeb välja täiesti teistmoodi. Sa oled üksinda arvutis, sa skännid konkurentide tooteid, loed nende review'sid, vaatad, palju nemad raha teenivad ja mis peaks juhtuma, et sa saad sellesse niši sisse minna. Me kogume 150 kaupa Excelisse erinevaid ideid on ju. Kuidas sul see protsess välja nägi, et ütleme, et see nagu konkurentide taga nuhkimine ja kuidas sa jõudsid välja sinna niši, millest sa siis alustasid ja edukaks said? No, tegelikult, kui ma olin Meile koolitusel, siis meil kästi teha 50 potentsiaalset toodet, mille me panime Excelisse ja siis sealt hakkasime valima neid nii-öelda võitjaid tooteid, mis me võikski päriselt lanseerida. Et me tegime selle 50 toodet ära Excelisse ja siis vaikselt selle kallal hakkasimegi töötama, et me hakkasime vaatama review'de ja käibe järgi, et mis võiks olla see potentsiaalne toode, mille ma viin Amazoni. Review'd, ma igaks juhuks ütlen, siis on konkurentide toodete all jäetud kliendi tagasiside, kus ta ütleb, et mul nii meeldis, et ma ei tea, see nuga on nagu puidust käepidemega või mul nii meeldib, et seal on sakid küljes on ju, aga mulle üldse näiteks ei meeldi, et pakend on selline, et näeb välja nagu viimane juust, et ma tahaks kinkida tegelikult seda. Ja siis üks võimalus lihtsalt sellesse segmenti tulla ongi see, et ma teen puidust käepidemega väga kvaliteetse noaga, ma panen kinke pakendisse, et ma saaks lihtsalt ka kinke kliente endale juurde võtta, et see on üks siuke loogika. Kuidas sa jõudsid selle tooteni, mida sa praegu müüd? Mis su mõttekäik nagu oli või sa lihtsalt läksid peale, tegid ja lihtsalt hakkasid peale? Tegin küll, sest alguses, kui sa hakkad pihta, sa
nagu niigi vähe tead tegelikult, mis sa õigesti ja mis sa valesti võiksid teha. See on päris hea nohet tegelikult, et tegelikult sa nagu väga hästi ei tea, mida sa teed, aga sa lihtsalt teed, sa lähed kogu aeg edasi, üks samm kogu aeg edasi seal trepi peal ja nii kui sa lähed üks samm kõrgemale trepist, su vaade on jälle teistsugune. Mõnikord sa komistad oma nagu varba seal trepi peal ära, aga sul on vaade ikkagi hoopis teistsugune, sa oled midagi juurde õppinud vahepeal. Kõige tähtsam ongi see lihtsalt, et sa lihtsalt lähed ja proovid vaata. Et sa ei jää toppama selle ühe toote peale ja mõtlema, et kas see võiks töötada ja siis on aasta aega möödas, see ei ole ikka midagi turule viinud, see ei ole saanud proovida midagi. Aga enamik inimesi täiega jääb toppama sinna, et kui neil on 50 või 100 ideed või isegi 25 ideed on Excelisse pandud, läbi analüüsitud, tegelikult on ju numbrid olemas. Ja see, kuidas meie analüüsime, meil on mingisugune 28 nagu sükest kohta, mida me märgime ära, et kas on tõusev trend, kas tal võiks olla mingi patendiprobleem, kuidas meil eelarve tahaks kokku tulla. Enamik inimesi kipub jääma sellesse faasi kinni. Kuidas sina sellest lahti said? Ma lihtsalt tegin. Nagu ma teadsin, et ma tahan nii väga, sest mind hakkas see Amazoni värk hakkas nii väga huvitama. Ma lihtsalt juba tahtsin enda toodet müüa ja proovida, kuidas see asi käib, et sa päriselt teedki enda kodus. Siinsamas Eestis enda kodus läbi online'i teed raha kuskil teisel pool maailmas, Ameerikas müüd tooteid, tellid Hiinast. Et see tundus minu jaoks nii nagu üle mõistuse vaata. Ma lihtsalt tahtsingi kohe minna ja teha. Kas see oli esimene toode, mida sa turule tõid ja nagu suksiidisid või? No see oli selline 50-50 suksiidi vaata, sest et esimene toode ma viisin selle turule, aga seal oli ikkagi mingi asi, mida ma ei jälginud. Esiteks see, et see oli seasonal toode. Teiseks seasonal on siis see, et kas on suvel näiteks ja on mingi võrkkiget või talvel on jõulukuused, et sa ei saa aasta läbi müüa korralikult. Ja hooajaline kaup. Seda sa alguses tahaksid vältida. Sa võiksid tuua turule toote, mis terve aasta ringi teeb sulle ühte samad käivet. See, et suvel näiteks minul on nagu tooted müüvad vähem kui talvel. Praegu tulevad jõulud, see on väga ilus aeg minu jaoks. Seda mootan väga. Okei. Raino küsib siin vahepeal, et mis su valdkond on, et kui palju sa oma valdkonda oled nõus kirjeldama ja võib-olla sa räägid ka seda, et miks me 100% alati ei ütle seda toodet, mida me oleme turule toonud. Amazoni müüjad väga hoiavad saladuses seda asja. Mitte, et me oleks nagu mingi kitsid või nii, aga meil on sellest mitmeid tegelikult põhjuseid. Tegelikult üks suur põhjus on see, et kui sa viid mingi uut toodet kuskile valdkonda, siis mõned inimesed küsivad sult, vaata, et mis sa teed, vaata, siis tegelikult sa nagu annad väikseid nagu vihjeid, mida tema võiks ka teha, sellepärast, et neid tooteid ei ole võimatu leida, et võimalusi on meeletult, aga lihtsalt see võtabki natuke aega, nädal-kaks, kuni sa võid leida selle potentsiaalse toote, kui sa iga päev niimoodi otsid. Ja tegelikult need inimesed, kes on natuke laisemad, siis võivadki võtta sellest sarjast kinni, et vaata, okei, kui sul läheb hästi, siis ma tulen samma niši, vaata, teen ka. Ja siis sul on konkurente lihtsalt juures vaata. Teine aspekt on see, et näiteks kui rääkida natuke suurema audientsi ees, ma ei tea, 100 inimesi, et siis ikka tahaks ju näha, et keegi ütleb, et okei, ma müün lillepotte, need on mingis mõttes erilised, et sa ei lähe lihtsalt savist lillepotte müüma, et sa oled midagi nende lillepottidega teinud, et okei, ma tahan näha, mis sa siis tegid. Aga siis on 50 klikki listingule ja nad ei converti ehk siis müüki ei tule ja Amazonil on conversion rate on üks kõige elutähtsamaid selgroogusid, kuidas Amazon otsustab, et sina oled väga hea toode ja kui tuleb sinna 50 või 150 inimest peale, kes ei kliki, et see võib sinu nagu metriksid suhteliselt nagu pekki keerata, et ma soovitan sulle ka, kui sa toimetama hakkad, et ära liiga nagu laialt reklaami oma toodet, sest et sa ei taha, et kõik terve su suguvõsa tuleb ja klikib, aga keegi ju ei osta vaata su toodet, et sa pigem tahad ikkagi, et maksimaalselt palju inimesi ostaks ja selline tavaline conversion rate ehk tavaline ostusagedus, tavalises veebipoes on ta mingisugune 1%. Amazonis keskelt läbi on ta 20% ehk siis igast 100 inimesest, kes tuleb sinu listingule 20 tükki, läheb sinu tootega ära nagu ostukorvis, et see on päris kõrge conversion rate ja see on üks põhjuseid, miks me Amazoni teeme, et me just inimesed tulevad sinna ostma. Nii kui sa mingi Facebookis teed reklaami, Instagramis teed reklaami, isegi Google AdWordsis teed reklaami, sa ei saa mitte kunagi sellist ostu nagu tihedust ja soovi kätte, sest inimesed tegelikult otsivad infot, nad tahavad meelelahutust, sa segad neid, aga Amazon on number 1 keskkond maailmas ja maailma kõige suurem e-kaubanduse platvorm, mis on inglise keeles, hiinlastest me siin ei räägi praegu. Hiinlased on tegelikult suuremad, aga ingliskeelses valdkonnas on Amazon täiesti konkurentsitult kõige suurem. Minu meelest
Walmart, kes tuleb järgi, kas ta pole äkki mingi 20 korda väiksem, et Amazon on lihtsalt nagu gorilla, eks ju, nende pisikeste hiirte seas, mis on Etsy, eBay, Walmart, Costco, kõik oma e-platvormid, eks ju. Et see on see põhjus, miks me Karliga toimetame seal, kus klient on koha peal. Ma mäletan oma alustamise ajast, et see konkurentide listingutes sobramine ja see oli nagu nii huvitav ja samas nagu hästi intensiivne, et ma leidsin ennast olukorras, kus ma tegelikult olin justkui nagu selles Amazoni õppimise protsessis, ma ei tea, päev otsa ja siis enam-vähem kella 3 öösel ka, sest et kuidagi nagu vaatad, et see segment, see otsisõna, siin on mingi siuke mõte, et kogu aeg nagu tulid mingi uut infi peale, nagu siuke elevus oli, see võimalus. Kuidas sinu jaoks see alustamine nagu välja, kuidas sa said nagu fookust hoida, vaata, et sa ka läbi ei tule selles põnevas intensiivsuses? No tegelikult, kuna see oligi nii huvitav, siis ma lihtsalt elasin ka seal hommikust ööseni, vaata, et isegi lõunasöögid vaata, sa ei tea, nagu lõunasöök minu jaoks, see on oluline. Ja kui ma ei saa lõunat süüa, siis ma muutun natuke kurjaks, vaata, aga need jäid lihtsalt vahele, vaata. Aga surmasid heeliumkümme. Nagu seal on nii palju infot, vaata, mida sa tahad teada, sa tahad nagu kohe kõik absorbida sisse, vaata. Sest et nagu sa ikkagi sisened ju rahvusvahelist ärist, sa oled teisel pool maailma midagi müüma, vaata. Ma arvan, et see on umbes sama, nagu sa oled kuskil naftaäri tegema, vaata, ainuke, ma ei tea, asi, mis võib lihtsamaks teha selle naftaäri kõrval Amazonis müümine ongi see, et sul on nagu koolitus käepärast võtta, vaata, veel eestlasest inimene, vaata, kes sind aitab. Aga jah, see oli küll raske sellepärast, et siiamaani vaata, sa ju õpid tegelikult igast uusi asju, Amazonis tuleb uusi reegleid ja asju, kogu aeg õpid vaata midagi, aga alguses eriti, kui sa tahad nagu kiiresti minna sinna turule, sul on vaja seda aega, et isegi kui sa teed tööd või sa käid koolis, tegelikult see on võimalik, aga lihtsalt sa pead selle aja nagu endal võimalikuks tegema, kas siis ärkad enne kooli veits varem või siis näiteks nädalavahetused ei käi väljas joomas. Kelle jaoks see on teema, on ju? Ja, et pead sellised väiksed riskid võtma. Või nagu nii-öelda see, et kuhu sa tahad oma aega panna, mis tulevikus tooks sulle tagasi, nagu sa ütlesid, võib-olla Karli vanuses 20 midagi, 30 midagi, täiesti võib-olla teema, et nädalavahetused ei käia sõpradega kella 5 pidutsemas või kella 8. Aga kas see toob sulle tulevikus tagasi, kui sa selle sama aja kasutaksid ära oma ettevõtte loomise ja nagu harimise peale, äkki seal on nagu see kirss sees, et äkki see tulevikus toob sulle nagu niisugust elustiili. Ma ei tea, mis elustiili sina praegu elad, et mitu päeva nädalas või mitu tundi päevas töö alla kulutad. Ma endast ei räägi, sest ma ise kasvatan ettevõtet päris intensiivselt, et mina ei ole selline nagu võrki, kes Paradiisisaarel istuv Amazoni müüja. Et ma tean, mul on kolleege, kes istuvad ja sõidavad ringi mööda maailma ja toimetavadki paar tundi. Aga kuidas sinu jaoks see praegune Amazoni töö nagu välja näeb igapäevaselt? See olenebki sellest, kas sa tahad kasvada või mitte. Ma tahan kasvada, ma tahaks enda brändi arendada ja siis maha müüa selle ja siis uuesti alustada. Egle, ma tean, sul on töötajad, keda hallata, sul on koolitused, sul on igast asju vaadata ja siis sealt tuleb ka veel aega juurde. Aga ma tegelen ainult Amazonis praegu, ma kulutan võib-olla mingi tunnike päevas, pluss siis see, et ma tahan veel mingeid uusi asju teada ja ma tahan nagu võimalusi näha. No tund aega on siuke, kus ma pean midagi tegema, vaata, et näiteks vaatan üle oma listingud, tooted, kas kõik on hästi, palju ma raha kulutasin reklaamile eile, palju ma tegin, kasumit ja nii edasi, aga ülejäänud aeg tulebki sellest, et ma lihtsalt lähen ja otsin võimalusi jälle juurde, kuidas ma saaks veel paremaks enda tootet teha, kuidas ma saaks rohkem tooteid turule tuua. Et see on aeg, mida nagu sisse ei saa arvestada. Aga siin just Mari küsibki väga nagu asjakohaselt, et mitu erinevat toodet sul praegu Amazonis müügis on ja mitmega sa alustasid? Ma viisin ühe toote korraga Amazoni. Praegu mul on 3 toodet, üks on autostokk ja nüüd talveks, jõuludeks ma viin veel ühe toote juurde. Siis on 4 toodet ja kevadeks ma tahan veel ühe toote lanseerida, siis on 5 toodet juba. Okei. Et sa ei teinud hästi palju tooteid korraga, eks ju. Siin võib olla nagu see nugget võtta, et ma ise olen selle vea teinud, et ma läksin Indoneesiasse ja seal on hästi nagu selliseid käsitöötooteid hästi lihtne source'ida. Ja tõime koos tiimiga turule mingisugune 20 toodet korraga ja tegelikult feilisime kõikidega.
ja põhjus, miks me fail isime, oli 2 põhjust. Suur osa kaupa jäi tollis kinni, sest et Indoneesias ei oska logistikud ja sinu abilised dokumente korralikult vormistada, ehk siis me ei saanud tollist läbi. Meile öeldi, et $7,000 on trahv, kui me läheme ilma selle dokumendita tollist läbi. Ja põhimõtteliselt see oli selle lasti väärtus ka ja meil ei olnud mõtet nagu nii suure miinusega enam minna Amazoni müüma. Ja teine põhjus, miks me failisime Indoneesia kaubaga, oli see, et sa ei suuda 20 listingut korraga lansseerida, sa ei suuda neid listinguid valmis teha. Ma tean, et Karli üks edutegureid on olnud ka see, et sa paned hästi palju rõhku piltidele, tekstile. Räägi oma kogemusest sellega. Ja videole. Sinna ma kulutan ka ropult raha. Ropult raha, mis on ropult raha? No, ma näiteks nüüd uue toote toon Amazoni, siis ainult piltidele, tekstile, videole läks mul mingi $2200. No sa saad muidugi odavamalt, on ju, näiteks jätad video vahele, siis on juba pool nagu. Aga video tegelikult tõstab ostusagedust päris ilusasti. Ma ei soovitaks, et isegi kui sa toote videot, sa ei taha sisse tellida, hästi lihtne on teha unpacking video. Keegi kas või sinu, ma ei tea, mingisugune keskkoolisõber, kes räägib hästi inglise keelt või siis võtad Upworkist, upwork.com, võtad kellegi ala $300 eest ja ta teeb sulle, võtab karbi seest, et hei, ma sain selle, ma ei tea, mingi märkmiku siin sellise karbi seest, teen lahti, siin on mingisugused ägedad kvoodid, äge mingi värvilahendus ja ta justkui nagu räägib enda sellisest kliendi kogemusest, et see ei pea olema särav ja sillerdav sükene, veits võib-olla imal reklaamvideo ka, et võib-olla mõnikord ongi parem ja usaldusväärsem, kui see on nii-öelda teeseldud kliendi unpacking video ja seda saab teha suhteliselt soodsa raha eest, et ei pea kohe panema tuhandeid ja tuhandeid dollareid. Ma kulutasin, ma tahan, et mul oleks kohe hea vaata, et ma eristuks juba konkurentidest sellega, et mu nagu listingu pildid ja kvaliteet on parem, sest ma olen näinud neid inimesi, vaata konkurente, kes mõtlevad ise teha, vaata valgel taustal pildi ja siis photoshopivad sinna mingi asja juurde ja see on lihtsalt nii kole, ma ei saa aru, kuidas. Sellised asjad peaks ära keelama, see on kole. Siin ilmselt kliendid võiks oma klikkidega otsustada. Kui me oleks päris audientsis, ma laseks praegu käe tõsta, kes on Amazonist asju ostnud ja nagu näinud pilte, mis on nagu lihtsalt kokku photoshopitud, mingi inimesel on kätte pandud mingisugune, ma ei tea, puuviljavaagen või mingi reisikott, aga tegelikult see inimene ei ole, sa saad aru, et need on 2 erinevat pilti, mis on lihtsalt kokku pandud ja see on nii halvasti kokku pandud, et isegi mingid perspektiivid või nagu üks on kollaka alatooniga, teine on sinaka alatooniga, need ei käi kokku, et see näeb nagu veits porno välja minu jaoks. Et ma saan kohe aru, et sellise müüja puhul on tegu kas hiinlasega või siis on sellise hästi nagu algaja müüjaga, et see konkurents on selles mõttes siis lihtsam, et sul ei ole professionaalne konkurent kõrval, sa saad juba listinguga. See on tegelikult hea, et sellised konkurente on, sest siis tekib sul juba eristumisvõimalus. Sa ei taha küll ainult sellega eristuda. Ma tean inimesi, kes eristuvad ainult sellega, et nad teevad parema listingu ja ilusad pildid, aga see on tegelikult üks boonus, mis võiks veel olla lisaks su toote eristumisele siis. Sul on nagu üks kogemus, ma vaatan praegu Ann-Kristiin küsib, et kas sa oskad anda infot selle kohta, kui oma brändi tooteid Amazoni turule müüki panna, ehk siis tegu pole dropshipimisega, kas enda stok tuleb Amazoni saata ja Amazon võtab vahendustasu fulfillment service'i pealt. Tahad sa seda ise kätte või ma räägin seda ise? No, me võime korda mööda, see on private label siis. Seesama asi, mis meiegi teeme. Aga lisatud väärtusega vaata, et sa lihtsalt ei too Hiinast nagu mingi kaupa, et sa teed selle asjaga midagi, et sa võtad nagu kauba, paned sinna oma sildi peale, aga sa teed selle kaubaga midagi ka. See, et sa paned lihtsalt brändi logo, vaata, see ei ole väga hea nagu eristumisviis, vaata. Aga see on juba see, et sa tood nagu enda brändi, vaata, Amazoni, aga sa võid Amazoni lattusele näiteks Hiinast, vaata, kust enamasti tellitakse praegu kaupa, on ju. Sa teed seal mingi toote valmis, vaata, ütled, mis sa tahaksid siin natuke muuta selle toote juures, siis nad teevad selle valmis sulle ja siis sa viid selle Amazoni näiteks USA-sse. Ja siis kaup on sul Amazoni laos ja selle pealt sa maksad siis Amazonile mingid makse iga müügi pealt, et see on jämedalt öeldes 33% sinu toote lõpphinnast, mis läheb Amazonile.
Sõltuvalt, mis su lõppmüügi hind on. Ja kui sul on nagu, ma ei tea, mingi palleti täis oma kaupa sinna viidud, siis Amazon üksikud tellimused saadab ise üksikute klientideni. Kui klient tahab tagastada, siis Amazon võtab ise selle paki vastu ja siis vastavalt sinu korraldusele kas hävitab ära või paneb tagasi müüki. Ja siis, kui kliendil on mingisugune küsimus, et ma ei tea, meil siin lumetorm ja ma pole oma pakki kätte saanud, siis sina ei pea tegelema selle UPS-i või teise logistiku nagu tagaajamisega, et Amazon ise ajab oma tracking number itega nagu asju korda, et esmane ladustamine, tarne ja kliendi suhtlus on Amazoni teha ja see on see, milleks sina maksad Amazonile siis. Kolmandiku mõnel juhul, kui sul hinnastamine on veidi paigast ära, siis kuni pool isegi võid maksta lõppmüügi hinnast, võid maksta Amazonile ära. Aga see teenus on täiega seda väärt. Ma täna ei ole leidnud odavamat alternatiivi. Üks hästi põnev konkurent Amazonil on tegelikult Walmart praegu USA-s, kes on tõstmas pead, sest Walmartil on lihtsalt nii palju füüsilisi poode ja nad on kliendile nii lähedal, et isegi kui Amazonil on laopinda rohkem füüsilist, siis Amazon ei ole kliendile nii lähedal ja kui Walmart tahab ka e-klienti endale võtta, siis tema saab jaotada kaubad kõikide nende sadade Walmarti füüsiliste poodide ladude vahel ära ja tal on jube kiire nagu kliendile see Ameerikas kliendile kaup kohale viia. Kahjuks Euroopas ei ole mitte ühtegi Walmarti poodi, nii et siin me ei saa neid hüvesid nautida, seda konkurentsi, mis on tekkinud Walmarti ja Amazoni vahel, et ma ise kindlasti tahan selle Walmarti rongi peal ka olla ja juba tegime konto ära ja juba müüme Walmartis ka, nii et kui sa Amazonis alustad, siis see on justkui nagu esimene samm, aga sa saad edasi minna järgmistesse e-keskkondadesse ka. Sisuliselt loogika on samasugune, sul on vaja veenvaid pilte, häid otsisõnu sisaldavaid tekste, millega kas Amazon või Walmart saab aru, mis toode sul üldsegi on ja siis sul on vaja esilehel nähtav olla, ehk siis peab olema piisavalt palju oste ja see on lansseerimistegevus, siin sa saad ise nagu natukene mõjutada neid hoobasid, et sul oste oleks piisavalt palju ja siis sa jääd sinna esilehele nähtavaks, mis on väga-väga oluline. Nii, ma korra vaatan Raino. Raino küsib sinu käest juurde. Nii, ja siin on täitsa. Nii, German küsib, et kuidas saada parimal viisil endale algkapital. Missuguse rahaga sina alustasid? Alustame sellest ja mis sa soovid, kui sa täna alustaksid, missuguse rahaga sa alustaksid? No, kui mina alustasin, ma jõudsin enne Covidit Amazoni veel, siis ma panin enda rahast mingi 4-7 tonni sisse. Et ma hiljem tuli seda veel juurde, sest et ma tahtsin kiiremini tooteid lansseerida ja siis ma võtsin laenu, aga ma leian, et Töötukassa pakub päris hästi nagu võimalusi. Töötukassas on 6000 euro eest, sa saad äriplaani kirjutada, aga sa ei saa peale lennata, et ma tahan lihtsalt Hiinast tellida kaupa ja viia Ameerikasse, selle peale nagu keegi hakkab vastakat allkirjastama nagu sinu äriplaani, et ikkagi sa pead tegema selle toote otsingu ja unikaalse lähenemise nurga, sa pead välja mõtlema enne, kui sa lähed äriplaani kirjutama 6000 eurole ja siis sa kirjutad selle äriplaani, ma ei tea, kas või sellele samale geomaatrilisele kohvitassile, mis on biodegradable, on ju. Sa lähed konkreetset toodet arendama ja turundama rahvusvaheliselt, see on sinu äriplaan. Et sa ei ole mitte nagu Amazoni müüja, sellest ei saa keegi aru, kui sa seda põhjendad nii pangas kui Töötukassas. Pangast tahad laenu mõnikord kasvamiseks saada ja Töötukassas tahad algkapitali saada. Et sa ei ole Amazoni müüja, tegelikult me oleme tootearendajad ja turundajad rahvusvahelises mastaabis, see on see, kes me oleme. Tegelikult ka peale Töötukassa on võimalus, kui sul endal ei ole raha, siis äkki su perekond saab sind välja aidata või siis kui sa juhuslikult registreerid konto USA-s, siis ma ei tea, kas sealt võid kohe ka laenu saada. Seal on natukene müügi ajalugu vaja, aga muidu Amazon rahastab sinu, kui sa oled oma kauba müüki saanud ja sul on müügi ajalugu näidata, et sa müüd näiteks 5 unitit päevas, siis Amazoni kaudu saab ka laenu taodelda. Nüüd ei ole ainult USA keskne see, et saab ka Euroopa firmaga võtta laene, aga USA firmaga on lihtsalt lihtsam ja by the way, USA firma tegemine tegelikult ei ole raske, et ma Amazoni koolimaterjalidesse katsun õige pea ära lindistada USA firma loomise paar steppi ka, et see ei maksa rohkem kui Eesti ettevõte. Ausalt öeldes minu jaoks on USA-s firma tegemine isegi lihtsam kui Eestis, kuigi me siin räägime ilgelt, et Eestis on 15 minutit, on ju.
Ma ei tea, USA-s on samamoodi 10-15 minutit, et ei ole mitte midagi nagu erilisemat. Okei, sa alustasid nagu enda rahaga. Kui sa praegu alustaksid, kas see summa nagu piisaks või nagu, mis oleks sinu arvates ideaalne? Ütleme nii, et kindlasti kõigil ei ole mingi 7000 võtta, on ju. Mis oleks see miinimum, millega võiks üldse kaaluda või palju peaks koguma, et pihta hakata? No, sa võid ka alustada 4-7 tonniga ja siis sealt edasi liikuda, on ju. Aga lihtsalt see kasvamisperiood jääb natukene aeglaseks sinu jaoks, sest et kui sa tegelikult tellid kauba ära, viid selle Amazoni, siis tegelikult sa pead juba uue kauba tellima, on ju. Rääkimata sellest, et sul koolitus võib maksta, aga võib-olla töötukassa aitab selle näiteks välja või siis sul läheb piltide peale juba raha, on ju. Et tegelikult sa pead sellele mõtlema, et ma ütleks, et see 10 tonni oleks ju ilus number. No see on päris mugav ja sellega saab paar toodet ära teha. See on mugav. Ja. Sest et siis sul on nagu seda ruumi vaata, et siia natuke pildistamiseks, siis koolitusele ja nii edasi. Mul on olnud, kuna ma olen töötanud üle 200 ettevõtjaga, et siis inimesed on alustanud ka 2000 euroga ja siin ongi tempo küsimus pigem, et 2000-ga sa saad ühe toote turule tuua, aga sa ei saa siis nii-öelda, kui sul hakkab hästi minema, siis sa ei saa hästi, sul on vaja ju uus tellimus sisse anda enne, kui sa oled vana partii maha müünud, et siin see kasvamise küsimus on natukene küsimus. Võib-olla sa pead minema, kaup peab jooksma riiuli pealt tühjaks ja siis jõuab mingi 2 kuu pärast alles uus partii peale, et pigem on nagu kasvamise tempo küsimus. Suurema rahaga sa saad lihtsalt kiiremini skaleerida, aga ma tooksin ikkagi sellega välja, et jah, Karlil õnnestus esimene toode, mis ta tõi turule enam-vähem, eks ju, aga me ikkagi laias laastus läheme tegema 3-4 toodet, läheme testima 3-4 toodet, sest selles protsessis paratamatult sa õpid ja sa koged erinevaid segmente. Teed ühe toote, ma ei tea, aia segmendis, teise toote teed kokanduse segmendis ja sa kuidagi leiad enda jaoks nagu, et kas see konkurentsisituatsioon, kas ma suudan klientile luua täpselt sellist toodet. Kui sa ise oled näiteks kokandushuviline, sul on palju parem nagu arusaam, missugust, ma ei tea, lõikelauda, missuguste soontega, kui paks, mis materjalist või siis nugade puhul on ju, ma tahan kala fileerida, on mingisugune sul enda kogemus või sa oled tohutu aianduse sõber, siis kasvuhoone tarvikud näiteks kastmiseks või ma ei tea, taimede sildistamiseks, et siin on mul kirstomat, siin on mul, ma ei tea, ploomtomat on ju, Pinterest, Etsy, need on kõik toredad kohad, kus veel lisaks inspiratsiooni saada, et ma soovitaksin, kui sa vähegi saad, pane mingisugune enda selline passion asi Amazoni tuleviku tootega kokku. Ma tean, sina seda ei teinud ja sul on põhimõtteliselt 0 passionit selle asja vastu, mida sa müüd, on ju. See ei saa väga passion olla. See on tegelikult passioniks muutunud selle ajaga, kui ma olen müünud, sest et see peab ju olema passion. Ütle laias laastus see segment ka, vaata, seda sa veel ei öelnud. See on nagu toidu alused, aga see on rohkem, see on rohkem naistele suunatud ka, ma olen ise mees, aga ma tean nii paljusid müüjaid, eriti neid suuri müüjaid, kes teevad reast miljoneid ja nad on mehed ja nad müüvad naistele. Ma ei tea, Eestis on välja kujunenud niimoodi, et tegelikult kõik suured Eesti meesmüüjad teevad naiste tooteid. Ma isiklikult olen Eesti suurim naismüüja ja me teeme nagu metallist tooteid, mis on nagu suht siuke nagu, et okei, ma nagu lähen siia garaaži ja siis ma mingi kruvin siin asju ja olen siukene nagu veits õline ja ma ei tea, kuidas see täpselt niimoodi või mingi balanss peab maailmas olema. Aga algkapital, mina isiklikult, mul on endal 3 last ja ma alustasin siis, kui sündis 3. laps ja mina panin osa ema palgarahast. Sest kui me mõnes mõttes ikka ju mõtleme teadlikult ette, kui me saame lapse, et mismoodi mul see emapalk on võimalikult nagu mõistlik, eks ju. Ja kui sa suudad siin tekitada mõistliku emapalga, siis osa sellest emapalgast saab ikkagi suunata ka nagu reservfondi, et sa saaksid nii-öelda, kui beebi on veel väike, no ütleme nii, et kui ta on esimesed 3-4 kuud, kui ta just gaasivalusid ei ole, siis ta tegelikult magab päris palju ja sel hetkel on päris hea õppida ja katsetada ja teha. Et siis, kui ta on juba aastane või pooleteisene, siis natukene ajaga läheb nagu köögaks. Aga tegelikult emapalgal olles on sissetulek ju olemas. Kulubaasi saab teha hästi õhukeseks ja sul esialgu vähemasti beebi magab nii palju, et saab õppimisele ja katsetamisele aega panna küll. Palju sul see õppimise faas nagu aega võttis enne, kui sa jõudsid oma, ma ei tea, esimese tooteni või jõudsid ta turule viia? No sa mõtled siis, kui me tegime sinu
koolitusel ka, noh, 3 kuud pluss siis veel see, et ma hakkasin ise õppima, onju. Aga kõige suurem õpiprotsess tekkiski siis, kui mul olid tooted Amazonis. Ja nagu kui ma hakkasin päriselt ise seda protsessi läbima, siis ma hakkasin õppima, vaata, nagu ma teadsin, et okei, et nüüd, kui ma otsin seda toodet, mul on vaja veel õppida reklaamindus ja asjad selgeks, aga ma võtsin step by step, vaata. Et sa ei lenda kohe kõigele peale, aga sa võtadki niimoodi asju nagu järk-järgult, vaata. Et kui sa otsisid tooteid, siis ma otsisin infot selle kohta, kuidas tehastega läbirääkimisi pidada, kuidas neid õigeid tooteid otsida ja nii edasi. Siis kui ma viisin Amazoni, siis ma hakkasin seal uurima, et kuidas need reklaamindus ja asjad käivad. Tegelikult mul esimesed aasta aega oli kõige suurem see õpiprotsess peale veel sinu koolitust. Ma mäletan ise ka, et kui ma alustasin, ma tol hetkel elasin hoopis Aasias. Ma äkki hardcore õppimisele kulutasingi mingi 3 kuud, et lihtsalt õpid, lihtsalt saad aru, nagu, mis valdkond see üldse selline on. Vaikselt näpid, vaikselt kõrvalt teed oma Amazoni konto ära, hakkad vaikselt Alibabas toimetama, onju. Aga ma tegin seda laste kõrvalt ja ma tol hetkel tegelesin veel digiturundusega, et see ei olnud nagu full time toimetamine. Vahepeal tuli mulle meelde selline nagu hint ka, et tegelikult ei ole vaja tuhandeid, et pihta hakata ja vaadata, kas sulle see valdkond meeldib, mis on kohustuslik Amazoni nagu minu tiival olevatele õpilastele. Me viime turule esimesena hästi lihtsa asja, ühe suvalise asja, ehk siis kõik mu õpilased teavad, et võtta lihtsalt näiteks mingi, ma ei tea, kaktustega sokipaar sokisahtlist, teeme reklaami praegu sokisahtlile. Ja miks kaktustega, miks öökullidega, sest sul on hea otsisõna. Inimesed otsivad kas tibudega, ma ei tea, mingeid asju, kaktustega, rohelisi sokke, et mitte valged sokid, vaid just nimelt mingi graafilise elemendiga. Ja siis võtad selle sokipaari, saadad Amazoni, sa saad ära õppida konto tegemise, listingu tegemise, fotode loomise, sa saad konkurentsianalüüsi vaadata, palju neid kaktusega sokke seal on, mis inimestele meeldib, mis ei meeldi, kuidas konkurent on oma toote kirjelduse üles ehitanud, kas ta on bambusest, kas ta on 100% cotton, kas ta on kiiresti kuivav, ehk siis ta on tehismaterjalist, sa saad õppida nii-öelda nende müügiargumentide väljatoomist väga hästi. Juba tegelikult ütleme niimoodi, et 10 euro või dollariga, et ma soovitan selle läbi teha enne, kui sa hakkad oma 2 kuni 7 kuni 10 000 panema Hiina kauba alla, sest et meenutades seda, et miks lapsed, kes on väikesed, isegi 10-aastased on paremad meist arvutimängudes. Nad ei ole paremad selleks, et nad on, ma ei tea, mingi teine generatsioon. Nad on paremad sellepärast meist, sest nad on seda lihtsalt rohkem teinud. Ehk siis, kui sa teed odavate kaupadega lihtsalt testi mõttes, teed need sammud läbi. Sa saad teha shipping plan'i läbi, sa saad teha argumenteerimise nagu läbi. Siis sa õpid selle käigus nii palju, et kui sa juba enda suuremad summad mängu paned, siis sinu ebaõnnestumise võimalus on lihtsalt matemaatiliselt väiksem. Sa oled juba mingisugused kitsaskohad juba läbi proovinud ja tunnetanud. Mõnes mõttes on see ka tunnetamine, et kas mul selles segmendis on ruumi või selles segmendis ei ole ruumi. Aga siin on ka hästi palju võimalusi ette kliendi nõudlus selgeks teha. Kui sina oma tooted turule tõid, kas analüüsi käigus mis oli head selle toote juures, miks sa otsustasid, et sa just selle toote tahad turule tuua? Kuidas review'd olid, kuidas avalehe küllastuvus samasugustest toodetest oli? Kas neid oli seal 58 või neid oli, ma ei tea, 4 või 5? Ma vaatasingi käibe ja review'de järgi, et review'd jäid üldjuhul alla 200. See näitas kohe, et on nagu potentsiaali ise ka siia ronida ja käived olid seal 10 000 juures igal tootel vähemalt. Et sa tahadki, et see käive oleks konkurentidel kuskil 10 000 pluss, sest et kui sa lähed kuskile niši, kus ongi, kõik teevad mingi 2 tonni vaata käivet, sellest on mingi 30% kasum vaata, et see sõltubki sellest, et kui palju nagu sa tahad teenida, et kui see on sinu jaoks okei, siis mine muidugi vaata. Aga minu jaoks ma tahaks nagu suurtemate numbritega lennata peale. Potentsiaal on lihtsalt nagu suurem, et kui keegi sinu konkurentidest ei tee rohkem kui 5000, kuidas sina siis kunagi saaksid teha rohkem kui 5000, kui turul lihtsalt ei ole nõudlust? Ehk siis Karlil on jumala hea point. Kui sa lähed turule ja vaatad konkurentide käibeid, siis vaata, et on 10-20 000 vähemasti, aga sa ei lähe kohe seda püüdma. Sa lähed võib-olla 5 kuni 7 000 esialgu püüdma käibena kuus. Ja siis arened edasi. Sa võtadki sealt protsendi vaata ainult. Et juhul, kui sa ei tee nagu üliad toodet, siis tegelikult sa lähedki sinna, et võtta lihtsalt konkurentidelt mingi protsent ära.
et sa pead sellega arvestama ja kus sa näed neid käibeid ja asju üldse on tegelikult selle jaoks üks Amazoni väga vajalik tööriist Helium 10. Sa maksad selle eest $87 kuus on ju ja sellega sa saad turuanalüüsi ja kõik vajalik ära teha, mis sul on Amazonis vaja üldse teha, et toode turule viia. Esialgselt, kui sa teed mõned otsingud ainult, siis sa saad seda tasuta kasutada ja kui sul on võib-olla sõber või mõttekaaslane, siis võtke see programm lihtsalt 2 peale või ma ei tea 5 peale, et siis ei kulu nagu võib tunduda nagu suur kulu on ju, aga täiega võib jagada mitme peale nagu ära, et kui sa oled juba Amazon Estonia grupi liige, siis seal on mingi 2000+ Amazoni huvilist koos, et leiad täiega Helium 10 kamraadi endale sealt ka. Et siis see kulubaas nagu alustamisel läheks rohkem nagu toodete loomise peale, mitte lihtsalt tarkvara kulu peale, aga ilma Helium 10-ta ma nagu väga ei soovitaks alustada, et kasvõi see tasuta versioon, kus sa saad mõned otsingud päevas teha, see ka juba nagu kannab välja. Ma pommitan sind natukene küsimustega veel. Raino küsib sinu käest oma brändi loomise kohta, kusjuures see brändi küsimus on väga huvitav, sest et brändi ilmtingimata nagu kohe ei olegi vaja, vaata, sul on vaja nagu unikaalset müügiargumenti, miks sa nagu kliendi endale saad, eks ju. Selle brändi sa hakkad alles looma siis, kui sul tuleb järgmiseid tooteid ja vaatad, et inimesed on sulle head review'd jätnud, sul on mingid unique customer'id, kes ostavad pidevalt su tooteid, et siis see bränd nagu areneb välja, et mul on kuskil 20% inimestest on tagasi tulnud ostma teist korda ka veel. Brändi nime järgi. Päris hea protsent, see on nagu recurring revenue, mis on nagu magus koht, vaata. Mul isiklikult meie tiimil on 2 brändi praegu, nagu ühe toote jaoks on 2 brändi ja miks seda taktikat teha, kui sa oled leidnud toote, mis müüb vähemasti 10 tükki päevas, ühte toodet 10 tükki päevas, et sa tahad avalehtedel, ütleme nii, et avaleht, kui sa paned sisse näiteks White Coffee Cup, siis avalehel on umbes 20-40 positsiooni, on 20-40 toodet ja sa tahad seal avalehel võtta võimalikult palju ruumi endale. See on nagu Viru tänava kinnisvara, et on ainult nii palju ruumi ja kinnisvara on ainult mingisugune 10 unitit ja sa tahad 5 unitit sealt endale võtta. Kui sul on erinevad brändid sama toote müümiseks, siis sul on suurem šanss, et sa saad rohkem nähtavust avalehel ja see on nagu, kui sa oled oma võitja toote leidnud, siis üks taktika, kuidas sa saad suurendada oma käivet. Ilma selleta, et sa lood tohutult palju nagu uusi tooteid juurde, vaid sa võtad avalehelt lihtsalt rohkem brändi. Sa teed teistsuguse pakendi, sa natuke paned võib-olla teistsuguse komplekteseme juurde, võib-olla muudad värvi, aga sisuliselt on see sama nagu tehas ja sama nagu toode. Aga räägi veel brändist, et Raino küsib, et kas peab olema bränd, kui ma alustan Amazonist, ta mõtleb vist äkki bränd on nii lai mõiste, kas see on nagu trademarkitud bränd või siis ta on lihtsalt mingisugune üldine, et ma ei tea, Euroopa, ma ei tea, koeratarbed on ju. Alguses sa saad tegelikult ilma bränditi ka, et sa paned Amazoni generic, vaata. Sul peab olema ikkagi nagu ettevõtte registreeritud Eestis või kuskil on ju käibemaksu kohustlane ja siis, aga Amazonis sa ei pea alguses seda, sa saad ilma bränditi alustada, et sa paned mingi suvalise nime, ma ei mäleta, mis oli see generic. Generic on tavaline, aga ma soovitan seda, et mõtle välja mingisugune konkreetset tähendust mitte omav nimi, mille alt sa saad müüa koera kaelarihmasid, sa saad müüa, ma ei tea, pehmeid lambavaipasid. Sellepärast, et me läheme ikkagi testima vähemasti 4 erinevat toodet, erinevaid nišše, erinevaid segmente. Sa ei saa panna European dog treats, sest selle alt sa ei müü nagu mingisuguseid garaažitarbeid. Pane hästi geneeriline, hästi selline üldine brändi nimi, mis on usaldusväärne. Amazonis on ka väga-väga lihtne Hiina müüjaid tuvastada, sest nende brändi nimed on nagu, ma ei suuda välja lugeda, ma ei suuda neid tähti omavahel nagu järjest hääldama panna. Täpselt, paned lihtsalt nagu head smash korra nagu ja see on Hiina brändid, et sa ilmselt, kui lähed Amazonisse, sa leiad sellise brändi kergesti üles, et ära saa seda teed, muidu sa näed ka nagu veits siuke Asian nagu välja. Ameeriklastele by the way läheb väga hästi peale Euroopaga seotud värk, et European või Scandinavian või midagi sellist. Nordic, ma ei tea, mingi Pure, kõik siuksed sellised nagu
alateadlikult usaldusväärsust tõstvad sõna, et võid see enda jaoks tööle panna. Ega sa saad Google'ist isegi otsida, on brand generator, et sa saad sealt mingeid ideid juba ja öeldakse, et su brändi nimi peaks tähendama midagi, aga see nagu ei tohiks tähendada midagi. Ei pea, aga võib, on ju. Siis nii-öelda brändi registreerimisest vahepeal sa ütlesid, et ettevõtte käibemaksu kohuslane. Me tahame olla käibemaksu kohuslased. Eesti ettevõttelt saab täiesti Amazoni teha, aga sa tahad olla käibemaksu kohuslane, sest nii kui sa hakkad BBC reklaami jooksutama, kui sa oled mitte käibemaksu kohuslane, siis sa pead maksma käibemaksu ka. Ja sa oled vabastatud maksust, kui sul on käibemaksunumber olemas. See on kõiksugused veebiteenused on maksuvabad, kui sul on käibemaksunumber olemas, ehk siis oma ettevõte kindlasti teeb VAT numbri ka. Sa pead selle numbri alt sisse trükkima ja siis sul on 20% odavam äri teha. Nagu see ei ole keerulist isegi teha, et võib-olla kõlab nagu keeruliselt, aga see ei ole midagi lihtsalt. Siis teed raamatupidamist ka, aga selles ostad sisse veel. Ja, raamatupidamise kulu Amazonis. Eestis on olemas mõned bürood, kes täiesti tegelevad Amazoniga. Üks on Robibobi, siis on Visiir. Kindlasti on neid veel ja selle kulu on sõltuvalt sinu nagu dokumentide mahust läheb 100-st, ma ei tea, 600-ni, on ju. Sõltub, kui suur sa oled. Meie reaalne kulu, me oleme praegu $4 miljoni peale aastas käibega ja meil Eesti raamatupidamise kulu, meil on tegelikult on 2 ettevõtet, et Euroopas me toimetasime Eesti ettevõttega, see on mingisugune, ma ei tea, 200 midagi kuukulu ja USA raamatupidamise kulu on ka seal mingisugune $250–300 juures. Ja miks me USA-s teeme USA ettevõttelt täna, on see, et kindlustust on natuke lihtsam saada. Amazon täna tahab tegelikult, et sa oled ära kindlustanud kohtukeisside vastu $1 miljoni ulatuses. Lihtsalt Eesti ettevõttega on võib-olla natuke keerulisem seda poliisi endale saada, aga see ei tähenda, et see on võimatu. Lihtsalt kuna Ameerika ettevõtet on lihtne luua, ta on odav pidada, siis me oleme oma brändides läinud USA ettevõtte peale. Selle sa pead alles siis tegema, kui sul kuukäive ületab 10 tonni ka. Ja, et alguses on suhteliselt nagu chill. Alustada on üldse suht chill, sest keegi ei nõua sinu käest eriti midagi. Et sa lihtsalt hakkad nagu testima ja proovima. Nii, Martin küsib sinu käest. Ups, Ime pikad vastused on meil ikka. Ei ole hullu, tundub, et me saame siin täiega mingit infi juba anda. Kas võib olla probleeme, et kaup on defektiga, kui Hiinast tellida? Üldjuhul on. Nagu alati, kui sa tellid, on ju. Aga selle jaoks tellid ka inspektori, kes pärast siis tootmist tuleb, vaatab tooted sulle veel üle. Ja isegi Eglega vist kasutame sama freight forwarderi, ehk siis logistikapartnerid, kes siis tegelikult teeb 100% inspektioni veel toodetele üle, nii et mul on alati olnud defektiga tooted, aga nemad eemaldavad selle enne, kui see kaup hakkab Amazoni liikuma ja sa tahad alati võtta inspektionit. Kunagi ei tohi inspektsiooni jätta 2 silma vahele, isegi kui sul on 3 korda olnud, ma ei tea, 1% effect rate, mis on suht väike. Tegelikult ei tohiks üle 24% minna, et 24% on okei. See on tavaline. Sa ei tohi usaldama jääda Hiina tehas, sest Hiina tehas alati optimeerib enda protsessi, oma liine, võtab inimesi juurde, laseb lahti. Kogu aeg kuskil on mingi kala sees ja sinu asi on see, et see kala ei tõlgenduks ümber 3 tärni ja 2 tärni reviewdesse, sest et seda jama, seda on väga kallis. Kui mitte võimatu parandada, kohati sa pead listingut kinni panema ja täiesti uuesti alustama, kui sul on halvad reviewd peale tulnud, nii et inspektsioon 100% alati on kohustuslik. Vastasel juhul sa oled veits tagasi pokkerimängus ja sa taha sinna sattuda, sest liiga palju nagu on mängus. Ja tegelikult see ei ole kallis ka, see on mingi alates $100 sa saad teha selle inspektsiooni ja oleneb toote mahust ja kogusest. Nii, Paul küsib, Amazonis müümiseks peab kindlasti olema juriidiline keha. Kas teil on see Eestisse või USA-sse registreeritud? Kumb sul on? Mul on Eestis. Lisaks ka, kas plaanite mingil hetkel ka teistele turguletele laiendada, näiteks Austraalia ja Saksamaa? No vasta sina esimesena. Ma olen vaadanud veel lisaks Inglismaale tahaks laieneda, sest et konkurents on palju vähem seal ja reklaamile kulub ka palju vähem raha, sellepärast et lihtsalt konkurente on vähem. Ehk siis selles mõttes on see hea turg, aga seal jällegi käibemahud on poole väiksemad kui USAs. Et tegelikult ma sellega natuke ootan, ma viin veel natukene
tooteid Amazoni USA-sse ja siis, kui ma olen natuke enda brändi veel seal laiendanud, siis võib-olla viin Inglismaale ka pärast. Miks me üldiselt alustame USA-st on see, et USA turg on kõige aktiivsem, seal on kõige rohkem kliente ja kui sa suudad USA-s kanna saada ukse vahele, siis on edu väikestel marketplace'idel suht garanteeritud. Aga kui sa alustad näiteks, ma ei tea, Saksamaalt ainult või Hispaaniast ainult, siis sa võid tekitada mingi, ma ei tea, 5 müüki nädalas, aga sul puudub nagu aru, sa ei saa infot sisse, sa ei saa klientidega suhelda piisavalt palju, sa ei saa review'sid nii kiiresti kätte, et sa saaks nagu aru, kas toote toimib, kas seal on mingi fundamentaalne viga, kas sina teed asju õigesti. Me kindlasti soovitame alustada Ameerikast, et kiirendada arusaamise protsessi, kas asjad on õigesti sinu ja toote ja tehase ja logistika koha pealt ja siis alles minna väikestele lihtsatele turuplatsidele. Kui sa oled juba USA-s hakkama saanud, siis Inglismaal ja mujal sa saad väga lihtsalt hakkama senna. Ma arvan, et see on kõvasti lihtsam. Meie müüme täna igal pool. Me müüme Austraalias, Jaapanis, USA-s, Euroopas, juurde on tulnud Euroopas ka ju Rootsi ja Poola turg, Türgi, Kanada kindlasti väärib märkimist. Ainuke koht, kus me ei müü, aga 2 kohta. Singapur, kuna see lihtsalt nagu sealt ei tulnud lihtsalt mitte midagi, et päris nagu 5 müügi pärast nädalas ei maksa kaupa sisse saata. Ja me ei müü kusjuures Araabias, Araabia Ühendemiraatides saab täiega müüa, aga me ei müü ka Indias, kuigi Amazon on Indias, sest Indias on vaja 50-50 juriidilist keha, et sa saaksid seal müüa ja me ei ole viitsinud tegeleda, sest India nõudlus ei ole ka nagu seda vaeva väärt hetkel veel. Et pigem me otsustasime, et me laieneme hoopis Walmarti, sest seal on potentsiaal suurem kui India ja Singapuri turu peal. Nii. Raino küsib, palju Amazoni laenuprotsent on? No mina olen võtnud laenu päris palju Amazonist, et kasvada just nimelt inventory funding koha pealt, et osta kaupa sisse, et ma saaks kiiremini, ma ei tea, kas või laieneda Euroopasse. Laias laastus on ta olnud kogu aeg 9% juures. Kontrastiks, kui sa suudad panga ära rääkida Eestis ja paned mingid kinnisvara tagatiseks, siis sa saad mingi 3,5% Eestist laenu või kui sa võtad, ma ei tea, inimestelt, kellel istub lihtsalt raha jõuda, nemad võivad küsida 15–20%. Nii et sa pead vaatama oma nagu võimalused üle. Amazon on kuskil seal keskel. Amazoni pluss on see, et sa ei pane oma isiklikku vara panti, sinu laenupant on sinu stokk ja sinu müügi ajalugu. Ehk siis sa ei saa laenu võtta kohe alguses, sa pead Amazonile näitama, et sa oled kuskilt juba saanud nagu mingisugused jõed jooksma panna. Sina oled oma laenud tagasi maksnud, mis sa alustades võtsid? Ei ole, ikka kasvad. No, mul läheb aina rohkem raha ju nüüd toodetele. Okay. Kas sa vajad rahastust juurde ja nagu, kuidas sa lahendaksid selle probleemi? Ma olen rääkinud erinevate firmadega ja nüüd Eestis meil Amazoni konverentsil, mis just oli, käis Uncapped selline ettevõtte rääkimas, mis pakub Eesti ettevõtetele, Amazoni müüjatele ka laenu ja siis ma rääkisin nendega ja täiesti on võimalik laenu saada nagu ka siis riskikapitali peale, et siis neil ei ole mingit tagatist või midagi, et lihtsalt kui sul on näidata müüki ette, siis nad annavad sulle midagi. Ja. Kommentaar nüüd juurde veel, et Amazonist laekub ka raha ju 4–6 nädala pärast ja see on õige sellepärast, et Amazoni kaupade tagastusaken on 30 päeva ja Amazon hoiab seda müügikäivet enda kontol, kuni tagastusaken on sulgunud. Laste kaupadel on see kuni 90 päeva, nii et pead olema nagu, sa võid guugeldada alati ja vaadata, et mis see tagastusaken on, sest su raha reaalselt istub kinni seni kaua Amazonis. Aga muidu Amazon teeb ülekandeid iga 2 nädala tagant, et ei ole kord kuus nagu nii-öelda palgapäev, et iga 2 nädala tagant automaatselt tuleb sulle pangakontole Amazonist raha. Päris hästi nagu, et nagu cashflow koha pealt täitsa nagu toimib. Ja siis makstud tellimuste raha, sellega peab ka arvestama, et see raha ei jõua kohe sinu kontole. Makstud tellimustele. No jah, see ongi see makstud tellimused, et keegi ostab täna su käest kauba, aga sa reaalselt Amazoni käest võid saada selle, ütleme see 30 päeva pluss veel see 2 nädalat, et sõltub, kui lähedale sa Amazoni väljamakse aknale selle 30 päeva nagu kinni läheb, on ju, et reaalselt võibki olla 4–6 nädalat, et sa saad oma raha kätte. Ja, aga sa saad requestida Amazonilt raha kiiremini, kui sul on vaja. Meie oleme seda kasutanud, kui meil on vaja mingisugune makse ära teha, et tegelikult Amazon nagu ei hoia sunniga raha kinni, et sa saad nagu kiiremini ka kätte, aga kui sa tahad kasvada, Karlil probleem ehk siis nagu saada lisaraha juurde on täiesti nagu koht, mis on hea probleem, see ei ole halb probleem, see on hea probleem, see näitab, et sul läheb hästi.
Nii, võtame järgmise küsimuse. Jaane küsib, kui kogu summa alustamisel oli 4-7 tuhat, siis palju sellest puhtalt tootele võiks kuluda? Esiteks, kas see 4-7 tuhat, kas seda on vaja ainult ühe toote jaoks või sellega sa suutsid paari teed ära testida? Sellega ma võtsin ühe toote ikkagi. Alguses ma lendasingi 4 tonniga peale, aga siis kuna mul tuligi see probleem, et okei, ma nüüd viisin tooted Amazoni, aga mul on vaja uus kaup tellida, siis ma pidin sinna pidevalt nagu juurde panema raha. Ja siis sellest saigi kuskil 7 000. Et ma isegi ei tea, kus ma selle 7 000 sain lõpuks ja lihtsalt kogu aeg, kui ma sain midagi, siis see läks kohe Amazoni. Pensioni väljamaksed on ju, et siis sellest rahast alustad oma ettevõtet, et tegelikult see on täiesti nagu mõte ka, et siukse keskmise palgaga inimesel peaks mingisugune, ma ei tea, 10 000 laekuma pensioni, kes on seda võimalust kasutanud, et sellega täitsa saab nagu alustada ja see on nagu siis nii-öelda pensionifond, eks ju, tulevikuks, et sul on enda tooted globaalsel turul. Aga nagu esimene toode ei pruugi õnnestuda, et selleks ongi vaja olla teadlik, et kui ma 4000-ga teen ühe toote, et siis teise 4000-ga teen teise toote ja mu õnnestumise protsent lihtsalt läheb suuremaks, kuna ma olen lõpuks nii nagu targaks saanud, et ma ei lähe enam fail ima nagu mingisuguste rumalate vigadega, mis alguses ikka võivad sisse tulla. Aga kui see 4000-ga alustad, ütleme väga laias laastus on nii, et 1000 läheb kauba peale, 1000 läheb logistika peale, võib-olla nii palju ei lähe. Siis mingisugune 1000 sellest läheb Amazoni tasude peale ja siis on natukene 1000 on ka veel see, et sa päris 1000 tegelikult ei ole, et see on liiga palju, aga mingisugused 100 läheksid ka lansseerimise peale, BBC peale, võib-olla kaupade äraandmise peale, et umbes laias laastus niimoodi see eelarve läheb, et kui sul on 4000 kapitali, siis 1000 eest umbes võid kaupa osta sisse Hiinast endale. Et sa tegelikult saad ka odavamalt lihtsalt. Mul oli ka niimoodi, et ma alustasin selle rahaga, aga esimesed pool aastat ma olin miinuses, ma müüsingi miinust on ju, ja teised pool aastat ma olin juba plussis, aga kogu see raha, mis ma sain, siis läks algkapitalile juurde investeerimiseks. Et tegelikult siuke aeglane protsess, kui sul on rohkem raha, siis sa oled natukene nagu edumaast nagu ees on ju, et sul on hästi. Kui sul ei ole, siis see ei ole võimatu. Minu jaoks on siis turvatunnet just nimelt emapalgal olemine, sest see on ju ikkagi 1,5 aastat. Kui riigi poolt sul on olemas haigekassa ja sul on olemas mingisugunegi sissetulek, et kui sa suudad sealt kõrvale panna, näiteks, et pool emapalgast läheb sul, ma ei tea, kodulaenu maksmiseks ja toidu ostmiseks, et siis ülejäänud pool emapalgast sa saad kogu aeg nagu kasvada ja investeerida juurde. Et see oli selline nagu minu jaoks 16 kuud nagu okei aega, sest kui sa täiesti võtad ennast töölt ära, siis võib olla veitsa nagu kõhe tunne, et oh my god, mul võtab ju 6 aega, et ma ei tea, toote näidised ära loksutada paika, et mis sobib, siis 6 aega võtab laevatamine, lennukiga saab ainult pisikese asju viia, 6 aega võtab sul kõiksugu paberimajandus, võib-olla tollist läbisaamine, et rahvusvahelise kaubanduse protsessid ei ole päris nagu 2 päevaga tehtavad, et meie oma ettevõttes, oma tiimiga väga laias laastus arvestame niimoodi, et kui tuleb idee, siis esimese käibe ja nagu info tagasiside turult me saame 6 kuu pärast. Ja see võib tunduda väga pikk ja kogu aeg kuskil mingisugune nädal tuleb juurde, hiinlased puhkavad, kes ei tea, siis veebruar näiteks on Hiina uus aasta. Nad pakivad kõik oma 7 asja kokku ja lähevad maale emale isale külla 30 päevaks, tehased on tühjad. Kõik siuksed pisikesed argumendid tulevad nagu sinna venimisse kuidagi juurde. Aga aeg läheb juba ruttu, nii et ma just nagu alustasin ja nüüd olen juba siin. Nii, Gert küsib, kas täna on sarnane ärimudel Eestis töötamas, kas on lihtsam Amazonis alustada või sellel ei ole üldse enam eelist? Sa mõtled, et private labelit, see, mis meie teeme? Sarnane ärimudel Eestis töötamas. Mida meie teeme, see on ikkagi rahvusvaheline ärimudel. Tegelikult ei ole vahet, kas sa oled aafriklane, eestlane, ameeriklane, hiinlane, kõik saavad teha seda. See on umbes nagu Airbnb, kui sul on soovi ja tahtmine, siis sa saad alustada. Et sul on vaja siis nii-öelda korterit, ehk meie mõistes meil on vaja seda toodet. Sa mõtlesid, et kas Eestis on Amazon töötamas? Eestis ei ole veel Amazoni, aga eestlased teevad Amazoni rahvusvaheliselt. Päris edukalt. Meil on, ütleks, et $1 miljoni aastakäibega müüjaid on kindlasti mingisugune 12, kui mitte, ma
ma ei tea, kas päris 20 on juba, aga paarteist on kindlasti Eestis. Ja Amazon Estonia Facebooki grupis ilmselt enamik neist on olemas, nad lihtsalt ei ole väga aktiivsed, kuna on ühe ettevõtte jooksutamine võtab päris palju aega. Et seal räägib rohkem alustajaid, kes on küsimustega hädas, aga need suured müüjad, nad on juba natuke oma mulli nagu ära läinud, et eelist ei ole siis, kui sa lähed tegema me too toodet. Eelis on alati olemas ja see ei sure mitte kunagi, kui sa lähed tegema õigest jalast. Õigest jalast tähendab, ma avastan niši, mis on klientide seas alles tekkinud. See on uus niš. Otsingud praegu ei ole, et mul on seal mingi 500 000 inimest kuus otsib ühte asja. See on hästi-hästi suur otsing. See on kindlasti satureerunud ehk üllastunud. Me otsime selliseid võtmesõnasid, kus on 500 kuni 5000 otsingut, aga me näeme Helium 10 ära graafiku, ta läheb üles poole. Google Trendsist sa näed näiteks ära ka, kui sa otsid näiteks, tahad mingit mustrit oma tootele peale panna, sa ei tea, mis mustrit sa paned. Oma õpilastega me oleme seda protsessi läbi teinud. Google Trendsist võtad pildi otsingu, võtad regiooniks Ameerika, võtad all time ja siis sa põhimõtteliselt näed ära, kas ma ei tea, öökullid suurenevad, kaktused suurenevad, geomeetriline muster suureneb, rose gold ehk roosa kuld. Need on kõik sellised viimase aja trendid, mis ma sulle praegu ette lugesin. Ja sa saad ära valideerida, kas see nišš kasvab või ei kasva. Ja meie asi Karliga igapäevaselt tegelikult on leida sellised pisikesed uued kasvavad nišid ja nišid kasvavad ja tekivad kogu aeg, sest kliente tuleb e-kaubandusse kogu aeg juurde. E-kaubandus kasvab mega kiiresti, kui tavakaubandus sisuliselt ei kasva üldse. E-kaubandus kasvab 20-30% aastas, see on väga hea ja nagu viljakas kasv. Iga lisandunud kliendiga tuleb nagu erisoove juurde ja meie asi on leida need erisoovid ülesse ja teha toode selle erisoovi peale. Alati on olemas nišid, kuhu siseneda ja see, mida me õpime Amazoni koolis on leidma need pisikesed kasvavad värsked uued nišid ülesse, minna sinna sisse piisavalt vara. Kui ma olen selle sees piisavalt vara, siis konkurents ei olegi nii nagu hirmutav, sellepärast et ma hakkan teistest varem koguma reviewsid. Ma näitan Amazonile teistest varem, et ma olen hea müügiajalooga toode. Konkurents tuleb loomulikult peale, seda ei saa keegi keelata. Aga Amazoni silmis mina olen number 1. Ma olen kõige parem tegija ja Amazon tahab, et ma olen hästi nähtav, ehk siis enam-vähem number 1 või 2 või 3 orgaaniliselt. Ja mul on lihtne olla niimoodi nagu eetris justkui ostjate jaoks, et ma ei pea väga palju sinna juurde panema. Aga ma kindlasti tahaksin, et sa ei läheks tegema me too toodet, vaid et sa otsid üles need kasvavad trendid. Võib-olla ütled ka, mis see me too on, siis teised saavad aru. Me too on see, et näiteks Karl, ütleme, et Karl müüb dušikardinaid ja sa oled sellest teada saanud ja siis saad veel teada, et Karl müüb nagu satsidega dušikardinaid, mis reaalselt on nišš ameeriklaste jaoks, mitte eurooplaste jaoks. Ma ei ole näinud mitte ühtegi eestlast, kellel oleks satsidega dušikardinad. Ameerikas on täiega teema, kuna see on farmhouse, mingi romantiline selline nagu lähenemine. Ja siis sa tahad teha sama toodet, sest Karl on selles edukas ja sa sisuliselt tood täpselt sama toote turule. Aga Karl on seda teinud 2 aastat, sina oled teinud 2 päeva, Karlil on 3000 review'd, sul on 0 ja sa ei õnnestu sellepärast, et Amazoni silmis, klientide silmis on Karl ennast tõestanud tegija, sina oled mitte keegi. Ja sa ei taha kindlasti minna olukorda, kus sul on 10 000 review'd konkurentidel juba avalehel vastu paistmas, sest kui sina lähed 0 või 1 review'ga peale, siis sul puudub sotsiaalne kindlustus ehk review'de kogus ehk teised inimesed, mitte keegi pole öelnud, et sa oled reaalselt hea tegija. Ja sellepärast me tahame minna konkurentsi, kus avalehel on maksimaalselt paljudel toodetel alla 100 reitingu. Siis sa oled nagu, see on piisavalt värske ja sa oled just nagu võrreldav teiste toodetega ka. Nii, Paul küsib. USA-s on teatavasti populaarne iga teise asjaga kohtusse minna. Kas toodetega, mis ei vasta ootustele, kas see on pigem müüt või on sellega ka kokkupuudet? Kas sina oled kohtusse juba läinud? Nüüd tuli ka see tootekindlustuse tegemine ära, et sa pead selle ära tegema, sest et kui ma ei eksi, siis Amazon ju võtab tegelikult selle vastutuse enda peale, et kui midagi juhtub. Ja see on nüüd 1. septembrist 2021. Ütleme nii, et seda ei nõuta sult kohe, kui sa alustad, sul peab olema 10 000 käivet saavutatud, et alustamisel ei ole seda vaja.
Aga Amazon ei taha enam tegeleda Ameerika selliste Pepside ja võib-olla veits hellitatud klientidega, kes iga väikese, ma ei tea, küüs murdub ära ja siis, et mul oli praegu emotsionaalne kahju 25 000, on ju. Ei, meie oleme teenindanud oma tiimiga varsti 300 000 klienti, 0 kohtu case'i, sihukest asja nagu ei, see ei ole igapäevane. See, et Amazon tahab, et sa teed poliisi, see poliis maksis mulle $800 aastas, ehk siis mitte eriti palju võrreldes 4 miljonilise aasta käibega. Ja Amazoni kaudu on juba olemas nagu mingi teenusepakkujad, eks ju. Kui ma teen USA ettevõtte alt seda, siis on see üli nagu lihtne teha ja ei maksa liiga palju. Aga see ei ole igapäevane, see ei ole asi, millega me kokku puutume. Aga ära kindlasti mine tegema mingeid, ma ei tea, kreeme, toite, supplemente, mingid nagu veits ohtlikke asju, mingi, ma ei tea, happelisi asju. Need on ju need kohad, kus klient võib reaalselt endale viga teha. Ta paneb valesti midagi kuskile ja ma ei tea, Ameerikas on lihtsalt see nii-öelda issanda looma, et on lihtsalt nii palju suurem kui Eestis, et me kuidagi oleme harjunud Eestis, et nagu mõistus võidab. Ameerikas on pigem see, et kus ma saan raha teenida, et sain mingi kahju, et ma saan sind ju raha teenida. Ameerika juriidiline süsteem on lihtsalt teistmoodi. Seadused ehitatakse üles juhtumite põhiselt. Eestis ja Euroopas üritatakse ennetada probleeme. Ameerikas tegeletakse probleemidega siis, kui nad on tekkinud ja see motiveerib inimesi minema kohtusse iga väikse jamaga, sest et juriidiline süsteem soosib lihtsalt seadusloomet sellist pidi, aga see ei ole igapäevane, see ei ole tavaline, see kindlasti ei tule sulle laua peale esimesel päeval, kui üldse. Mina ei tea mitte ühtegi Eesti Amazoni müüjat, kes oleks kohtus. Ma ei tea ühtegi. Ja, isegi mitte rahvusvahelist, ma ei tea mitte ühtegi. Triin küsib, kas sa laienesid esimese tootega Euroopasse või sa keskendusid uute toodete turule toomisega ainult USA turul? Mina keskendusin ainult USA-le. Et sa tahadki kõigepealt USA-sse minna, vaadata, kuidas seal asi käib, igatest õppida ja siis laieneda mujale Euroopasse, sest et seal on üldjuhul on konkurents väiksem ja lihtsam hakkama saada, nagu me just enne rääkisime Eglega. Aga kui sa leiad ka potentsiaali Euroopas, siis minugi pärast sa võid Euroopasse ka proovida. Ja, katsu niimoodi, lihtsam on tegelikult ettevõtet kasvatada, kui sul on, sa saad vähemasti 10 müüki ühe tootega USA-s kätte, siis alles mine väiksematele turgudele sama tootega, sest sa ei pea hakkama uuesti jalgratast leiutama. Iga uus toode, mis sa tood turule, sa pead hakkama uuesti unikaalset müügiargumenti, uut listingut, uut tehast suure tõenäosusega leidma. Ja enne ära hakka uusi tooteid otsima, kui sa oled 10 müüki päevas kätte saanud ja selle eduka toote siis viinud Euroopasse ja Kanadasse näiteks. Nii, edasi. Millal peaks ette võtma brand registry? Brand registry on selline Amazoni tööriist, mis annab võimaluse lisada videot, mis annab võimaluse tekitada minipoodi nagu Shopify poodi natuke Amazoni keskkonda ja sa saad oma kuulutuse alla panna rohkem pilte ja tekste, kui tavaformaat seda lubab. Millal sina, Karl, arvad, et võiks tegeleda sellise asjaga? Sest see eeldab ka trademarki ehk kaubamärgi registreerimist vähemasti ühes turuplatsis, kas see on siis Euroopa, USA, vahet ei ole. Sul on vaja kaubamärk registreerida, mis maksab Euroopas mingi $200, USA-s 800-900. Ja, mul oli $1000. Aga ma arvan, et kui sul seda kapitali ei ole, siis võib-olla mitte algul sellele nii väga keskenduda. Kui sul on, siis muidugi tee ära, siis sa saad kohe video ja enhanced brand content'i ehk siis veel mingid lisafotosid lisada listingule, mis annab sulle palju rohkem konversioni juurde. Et kui sul on võimalus, siis tee, kui sul ei ole, siis ei olegi sellest hullu, aga proovi see mingi ajal ikka ära teha. Äkki sa võtad selle siis ette, kui sa saad oma eduka tootele, saad juba näpu peale. See nii, kuni sa katsetad, see lihtsalt võtab su tähelepanu. Video tegemine iseenesest ei ole keeruline, aga jälle tähelepanu läheb nagu sinna, et isegi kui sa teed unpackingu, sa pead ikkagi ju ette kirjutama oma Upworki freelancerile, et hei, teed lahti, siis sa märkad siin, ma ei tea, mingi puhastusharja, siis sa märkad, et see on nii hoolikalt pakendatud, siin on mingi tänukiri, siin on mingi kupong, et järgmise
järgmiselt ostud saad 20%, et kõik need asjad sa pead ikkagi läbi mõtlema ja mõtestama enda jaoks. Aga sinu fookus alguses peab minema võitjatoote leidmise peale ja see fookus peab olema laserterav, olema kogu aeg nagu nii-öelda käibe tekitamisel ja kui su käive on tekkinud, siis tekitad nagu kellad ja vilad ehk siis brand registry ka endale juurde. Kui alguses hakkad müüma, sa ei saa muidu müüma hakata, ta tahab mingit kaubamärgi regamist, kui registreerid. Okei, Raino küsib. Sa saad hakata müüma küll ilma kaubamärgita. Ma ei tea, mis errori otsa sa, Raino, sattusid. Võib-olla läksin segamini see, et sul on oma poele vaja panna nimi, sul on oma nii-öelda, et kelle poolt see on müüdud. Et sinul, kui mingisugusel kehal peab olema mingisugune nimi, see ongi siis see tegevusnimi, mis me rääkisime, et ta võiks olla võimalikult üldine, et sa saaksid hästi palju erinevaid asju müüa. Äkki läks see osa segamini, aga trademarki ei ole vaja kohe alguses. Amazon ei nõua seda. Kui sa tahad müüa Colgate'i hambapastat, siis võib tekkida nagu see, et kas sa oled autoriseeritud edasi müüa. Aga ma arvan, et sa ei tegele Colgate'i ja ma ei tea, Canoni edasimüümisega, mida saab ka teha, aga siis võib tekkida see, et sul ei ole autoriseeritud luba seda kaubamärki edasi müüa. Marta, okei, aitäh. Ma arvan, et Karl on äge, aga Marta ütles, et Egle on äge. Okei, väga tore. See on praegu koos loodud energia siin. Tervitused, mis on see suur unistus seoses Amazoniga mõlemal? Sul on väga nagu suur ja äge ja lai nagu roosa küsimus. Karl, mis on sinu unistus? Ma tahaks ikkagi jõuda sinna vähemalt $1 miljon käivet kuus. Mul võiks olla töötajad, on ja see lihtsalt tundub äge juba. Võib-olla praegu tundub äge, võib-olla siis peale. Sul ei ole praegu ühtegi töötajat, aga sul on üle 300 000 kuu käive aastas, mis on ikkagi väga palju. Ja kindlasti tahaks ühe brändiga maha müüa, proovida müüa, sest et seal on ka meeletud rahad tegelikult. Kui sa teed aastas juba, ütleme, sa teed aastas 100 tonni kasumit, mis tegelikult ei ole võimatu, on ju, siis suured Amazoni ettevõtjad korrutavad selle 3 kuni isegi mõnel juhul mingi 6, on ju, kuskil sinna kantsi ja see ongi sinu ettevõtte väärtus, millega nad su välja siis ostavad. Exit. Teha oma brändiga exit. See on natukene laiem pilt, et me tegelikult ei lähe Amazoni müüma ainult mingisuguseid bambusest hambaharju või ma ei tea, sussikotte. Tegelikult me ehitame üles selle brändi, et 3 kuni 4 aasta pärast müüa ta edasi suurtele ettevõtetele, kes jooksutavad neid brände. Ilmselt sulle ei paku huvi nende aluste müümine nagu, ma ei tea, 78. eluaastani, et sa lihtsalt tüdined sellest ära. Me toome ellu selle brändi, me kasvatame ta, ma ei tea, umbes 15 tooteliseks perekonnaks ja siis me müüme ta ära. Nagu Karl ütles, selle kasumikordajaga, hetkel on ta mingi 3 kuni 6, ongi sul $1 miljon kasumit näiteks aastas, mis on täiesti, Eesti müüjad teevad selliseid numbreid ja sa korrutad selle 3 kuni 6-ga, müüd mitme miljoni eest oma brändi maha. Ja mis sa siis selle rahaga teed? Lähed natukene keerulistemasse nišidesse, mis võib-olla nõuavad natuke rohkem raha. Võib-olla sa oled siis juba nii ambitsioonikas, et sa tahad luua oma patendiga tooteid, mis on täiesti tehtav, sest ka Eestis on olemas tootearendusbürood. Sa ei pea selleks minema kuskile Saksamaale ega Hiinasse. Sa saad luua oma vormid plastiktoodetele näiteks, sa saad luua oma täiesti mingisuguse disainiga kangad, kui sa tahad kangastega toimetada, mis alustades maksab palju raha, aga kui sa oled exit ära teinud, siis sa saad nagu testida natuke vabamalt, sest et sul on lihtsalt rahakotis natuke rohkem raha kui nii-öelda vanema sukasäärest leitud nagu eurod on ju. Tegelikult on neid, kes on juba exiti teinud, Eestis on päris mitmeid. Vähemalt ma tean ühte, kes 2 miljoniga oma ettevõtte müüs. Tal oli vist ainult 1-2 toodet. Mina isiklikult tean 4. Need on praegu kõik mehed, üks naine tuleb kohe juurde, ta tegi vist oma diili ära. Nii et ma tean 5 Eesti ettevõtjad, kes on teinud. Eesti exitid on suurusjärgus, ma ei tea, mingisugune 50 000 kuni 4 miljonit täna. Meie potentsiaal on palju suurem. Mõned Amazoni müüjad ei taha praegu oma ettevõtet müüa, nad tahavad arendada 10 miljonit pluss.
et minna nagu sellist 8 figure'it ära tooma ja see on väga okei, sa ei pea müüma, aga kui teha hästi tempokalt, siis põhimõtteliselt 2 aastaga sa võid püsti panna 1 miljoni konto, et sa saad sealt siis mingi paari miljoniga nagu ära jalutada ja teha uusi asju. Et ma arvan, et Amazoni müüjad, me oleme nagu nii selles mõttes rahutu hingega, et meid ei rahuldaks see, kui me kolime kuskile Ibizasse ja läheme võrkkiike ja vaatame Netflixi ülejäänud terve elu, et tegelikult ma ei tea, ma spekuleerin. Kui sina saaksid praegu oma portfelli ees, ütleme, et sul on praegu, et aasta kasum on 100 000, korrutame selle 3-ga, 300 000, 400 000 on ju. Kui sa saad selle raha pangakontole, mis sa teeksid sellega? Kindlasti ma ei läheks lihtsalt puhkama nii kaua, kuni mu raha otsa saab. Et kuna mul on see ettevõtja mindset juba, siis ma tahakski tegelikult uue toote tahaks suurt brändi luua, võib-olla ma tahaks investeerida, aidata teistel inimestel tuua mingid tooteid Amazoni, et ma saaks nagu aidata neid rahalises mõttes, et igast sellised versioonid kuidagi, sest Amazonis on nii palju võimalusi ja see tootlus on tohutu, ehk siis sinna nagu võiks jääda. Vähemalt praegu ma ei ole kuskil parema tootlusega kohta neid kui Amazon. Ta on päris hea tootlusega, aga ta nõuab sinult vastu tootlust sinu kui isikliku nagu ressursi koha pealt, ehk siis kohati äkki sa ütled ära mingi 3 asja, mida sa oled muutnud enda nagu keha toimimises, et sa saaksid pakkuda Amazonile maksimaalselt kõrget energiataset, et sa ei tulista endale jalga. Meil on päris palju õppimist, päris palju uudistega kursis hoidmist, päris palju kiiresti liigutamist. Mida sina täna teed teistmoodi kui siis, kui sa olid 18? Ja see nagu mentaalselt ja see on mentaalselt hästi stressirohke tegevus tegelikult. Selle jaoks ma olen endale välja kujundanud siukse rutiini, et ma pärast igat ärkamist hommikul ma mediteerin kohe. See aitab mul peas siis seda stressi ära viia, võib-olla mõtteid natuke paremini fokusseerida, mida ma nüüd teha tahaks. Ma teeks kindlalt tervislik toitumine ja siis trenn. See aitab mul füüsiliselt, vaimselt, mentaalselt korda saada ennast enne, kui ma hakkan Amazonis mingeid otsuseid tegema. Ja, täiesti kirjutan alla mul endalt sama 3 alustala, trenn, tervislik toitumine ja meditatsioon. Uni tegelikult ka. Mul on endal sõrmes aura sõrmus, mis mõõdab ära, kui hästi ma olen saanud magamisega hakkama. Kõlab nagu mingi lihtne asi, aga tegelikult mina kippusin minema graafikusse, kus ma magasin 5 tundi öö jooksul ja siis kuidagi ärkad üles, pea on udune ja on vaja 3 tassi kohvi ära juua. Et see ei ole tegelikult see parim koht, kus ma saan anda ettevõtlusele maksimaalselt palju ideid ja värskust ja otsustuskindlust. Ja trenn aitab justkui nagu endorfiinidega tasakaalustada mõnikord seda adrenaliini, mis tekib, et okei, mul läks nüüd konteiner teele ja samas ma ei tea, mul on seal mingi paar tuhat sees ja ma teen seda umbes 2 korda, ma ei ole kindel ja ma nagu ei usalda seda protsessi veel, et tundub nagu kõhe. Ja samas kui trenni teed, siis see kõhedus läheb ära, sest sa lihtsalt paned omal mahlad kehas jooksma ja endorfiinid tulevad sisse nagu tahes-tahtmata. Et saad nagu balansseerida ennast ja tervislik toitumine, kui sa seni oled tohutu võileiva fänn, saia fänn, suhkru fänn, siis paraku nagu bad news. Tegelikult su keha, et oleks ajule maksimaalselt kasulik, tahab kasulikke rasvu, omega-3, ta tahab köögivilju, ta tahab orgaanilist, võib-olla liha, kui sa oled lihasööja, orgaanilisi mune, et ta tegelikult ei taha, ütleks 80% Selveri saadustest ei sobi sinule kui ettevõtjale. Kõik, mis on pakendatud, töödeldud, praetud, fritüüritud, ma ei tea, eelvalmistatud nagu valmis toita, kui sa tahad ikkagi olla maksimaalselt kiire sprintija hetkedel, kui sa pead sprintima, siis sa ei saa oma tempot selliste asjadega maha võtta. Jah, mina söön ka nagu aeg-ajalt kommi. Eile käisin Bondi filmi vaatamas, võtsin ka kommi. Partner oli üllatunud, et vau, Egla, sa ei söö ju kommi, et mis toimub, on ju. Aga laias laastus 90% minu toidusedelist on värske ja võimalusel ka orgaaniline, et ennast maksimaalselt hästi toetada. Minu suur unistus nüüd, kui lähme edasi küsimustega, minu suur unistus Amazon on 2 tegelikult suurt unistust. Ma täna juba tegelikult olen tiimile selgelt öelnud seda unistust, et ma ei ole ühe brändi ettevõte, me oleme brand nursery ehk siis justkui nagu brändide ellutoomise agentuur. Täna on turul hästi palju
agregaatorid ehk siis ettevõtted, kes ostavad kokku Amazoni brände ja nad jooksutavad neid nagu Thrasio, kõiksugu suured brändid, eks need on kümneid ja neil on miljardeid dollareid kogutud riskikapitalistide poolt, et miljonite dollari eest meid kokku osta. Minu visioon on see, et palju huvitavam on tuua uusi brände turule. See on palju keerulisem, see on palju hardcore'im, see on palju rohkem kosmoseteadus nagu, kui lihtsalt jooksutada. Jooksutamine on ka nagu omaette teadus, aga katsu sa need tooted turule tuua. Vot see on nagu see huvitav koht, et minu unistus on olla brand nursery ehk siis tuua turule igal aastal nagu uus bränd ja olla selle. See on nii põnev, see on nii huvitav, see on nagu eesliini selline töö, et sa oled klientide soovide ja uute kasvavate nišide lihtsalt nii, et sul on nagu pöial kogu aeg peal ja sa oled nagu elu eesliinil ka, sest et sina oled see, kes loob homset uut toodet. Ja teine unistus, global impact, globaalne impact veel suuremaks, tahaks saada Ameerika jaekaubanduskettidesse oma toodetega sisse, ehk siis tulevased tooted, mida me Amazoni jaoks loome, me võtame juba selle fookuse, et me oleme kunagi ka Targetis või Walmartis või Costco's või Best Buy's või Office Depot's. See nõuab natuke teistsugust lähenemist, aga mitte väga palju teistsugust lähenemist. Ja vot siis on juba siuke tunne, et okei, siit Eestist kadakate vahelt halva ilmaga nagu riigist. Su tooted on globaalselt kättesaadavad ka see-kanalites või füüsilistes poodides ja see nagu tundub mulle äge. See ei ole midagi tehtamatut. See lihtsalt, come on, sa pead jälle minema, et okei, mida ma pean õppima, mis kursuse ma pean läbima, et mul on nagu mingisugune selgroog ees, et ma ei pea minema ise. Keegi ei loe minu kirja, kui ma õiget sõnavara ei kasuta Targetiga suhtlemisel näiteks. Keegi ei ava mu kirju anyway, kui ma saadan valele aadressile, kui ma ei tea inimesi, kellega suhelda. See on tegelikult kõik juba minu jaoks valmis tehtud. Need inimesed, kes kaupu on viinud turule, nad on oma teadmised sisse lugenud. Nagu mina olen oma teadmised sisse lugenud Amazoni kooli, on ka see retail kanalitesse minek on kursustesse pandud, et mina lihtsalt lähen edasi ja vaatan ka, mis retailis. Ma loodan, et Karl kunagi tuleb ka retail, et me saame 8 retailis olla. Kui ta läheb poodi ja siis sa näed enda tooteid. Karli tooted. Eklet nimi tooted. Ja mina ei tee üksi kindlasti, et Karl on praegu üksi, aga minul on tiimis nii palju ägedaid inimesi, 10+ inimest. Meil on 3 erinevat portfelli praegu ja mega huvitav on. Sul on väga ägedad töötajad ka. Mul on nii ägedad töötajad. Me lähme tööle mõnikord, meil on kodukontori päevad ka 2 korda nädalas ja siis mõnikord inimesed ei taha neid välja võtta, sest tööl on nii palju ägedam olla kui kodus 4 seina vahel, et see on nagu nii tore kuulda, vaata, sest ma ise ka keskkonnavahetus on väga oluline, mulle meeldib kodus teha, aga kollektiiv sa oskad seda hinnata, kui sa oled liiga palju kodukontoris teinud, siis sa ei taha lõputult kodukontoris teha. Nii, Paul uurib. Egle, mainisid, et müüd Austraalia Amazonis. Kuna Austraalia turg on ju päris suur ja Amazon tegutsenud seal 5 aastat, siis kas seal on ka lihtne kasvada turuliidriks? Kuidas läheb? Jaa, täiega hästi läheb. Alustasime, veits oli aeglane. Amazoni issue oli see, et eBay on palju populaarsem ostukeskkond kui Amazon, aga ma arvan, et Amazon on viimasel ajal teinud mingeid tõsiseid turundusliigutusi. Meie täna oma kontori kategoorias oleme 75% turuliider. Kuskil mujal meil nii palju, meil on muidu on Euroopas on mingi alates 8% kuni 36%. USA-s on meil ka mingi äkki 1/3 turgu on meie käes oma segmendis ja seal on 75%. Austraalias läheb kasvavas joones. Meile väga meeldib seal olla. Austraalia on hästi kiiresti kasvav turg, nii et soovitan kindlasti minna. Aga kindlasti tee eeluuring ära, vaata, kas otsingud on olemas, kas inimesed otsivad sinu tooteid. Et mõnikord pisikestel turgudel, nagu näiteks Singapuris, lihtsalt ei ole nii palju otsinguid ja sa ei saa sealt kätte nagu seda revenue'd. Nii, kui palju COVID-kriis on mõjutanud kaupade liikumist, shippingu hindasid Aasiast USA turule? Äkki sa tahad ise seda teemat karta? Shippingu näiteks aeg on pikenenud. Kui enne oli mingi 30 päeva, siis Hiinast näiteks USAsse viia, siis nüüd on umbes keskmiselt mingi 40-50 päeva. Et see on natuke pikenenud ja ka natukene on hinnad tõusnud shippingu poolest. Et minu toodetel näiteks oli ühel tootel shipping oli kuskil $2, $2.40 midagi. Ja nüüd on siis mingi 4.20. Et
see on ka natuke ülespoole liikunud. Covid keeras suht pekki tegelikult. Meil on sellised nagu indikatsioonid, et pärast Hiina uut aastat võiks hakata natuke rahulikumaks minema see hindade teema. Juba mõned müüjad on saanud 2 korda alla shippingu ja storage'i hindasid. See on vaja lihtsalt üle elada, kas siis hinnastad või lepid sellega, et su marginal on väiksem. Covid on pekki keeranud või siis võimendanud kõiki majandussegmente. Katsu sa olla hotellipidaja, katsu sa olla Airbnb-s ja näita mulle Airbnb müüjad, kes ei oleks pannud pikaajalisse renti Covid ajal oma korterit või siis lihtsalt tühjana hoidnud, sest pole mõtet kommunaale maksta. Et küte maha ja elekter kinni. See on üks näide sellest, kuidas tuleb olla paindlik, tuleb vaadata pikas perspektiivis. Covid ei kesta igavesti, haigused tulevad ja lähevad, mingisugused poliitilised kriisid, tollimaksud tulevad ja lähevad. Kui Hiinast kunagi tulevikus näiteks on Hiinast väga kallis toota ja shippida, aga Vietnam, aga mingi, ma ei tea, India on ja kõik need kohad on ka olemas ja Amazoni müüjad täna suhteliselt edukalt juba sourcivad ka näiteks Indiast, Vietnamist, Indoneesiast ja siis vaatad lihtsalt paindlikult edasi. Sa lähed sinna, kus sind kõige paremini koheldakse hindade ja nagu oskuse koha pealt. Täna on see Hiina, homme see ei pruugi olla Hiina. Sa lihtsalt hoiad silmad lahti, käies või kuulates näiteks Amazoni teemalisi digitaalseid konverentse, käies füüsiliselt konverentside koha peal, siis sa saad nagu infot selle koha pealt sisse, et sa ei pea istuma CNN-is päev läbi ja vaatama, et mis need tarbijahinnaindeksid ja nagu tarbijate usaldus teeb, on ja et saab hakkama. Infot tuleb sisse küll. Nii, kas Karl on õpilasena tavapärane, just kogu see õnnestumise osa või pigem haruldus? Mis sina arvad? Mis tunne sul on, kas sa oled haruldus? Ei tahaks uhkustada, aga ma arvan, et ma selle ära teinud, sest ma olen tõesti nii palju vaeva näinud selle nimel. Et nagu ma arvan, et iga teine inimene, kes näeks vaeva mingi asja nimel ja tahab nagu nii väga midagi saavutada, siis see on võimalik vaata. Et kõik uksed on valla, lihtsalt sa pead olema ise see, kes võtab ennast käsile ja teeb. Seal ei ole midagi. Karli edu, räägime laiemas mõttes, Amazon ei ole erinev tavalisest ettevõtlusest, väga-väga laias laastus ettevõtluses ebaõnnestub minu arust on 9%, tegelikult teiseks tegutsemisaastaks enam ei toimeta. See ei ole see, et sa ei saa hakkama. Mõnikord sa nagu avastad, et aga ma ei taha tegeleda selles valdkonnas. Mulle ikkagi ei meeldi see, mida ma teen. Minu meelest Amazon on ettevõtlus. Kui sa tahad olla ettevõtja ja sinul on okei olla proaktiivne, õppida kogu aeg juurde, minna kogu aeg ustest läbi, minna trepist kogu aeg üles, vaadata nagu okei, mis ma siin pean ära õppima, mis webinari ma siin pean läbima, mis kursus mul siin on oluline, näiteks mul praegu retaili minemise kursus. Ma pean lihtsalt läbima, jah, see on mingi 30 tundi, võtab higistamist, võtab katsetamist, aga ma pean tegema selle ära, kui ma tahan edasi minna. Ma olen täiesti veendunud nagu selles, ma ei tea, kui mitu protsenti sa oled sellega nõus oma kogemusest lihtsalt, et Amazonis ei ole võimalik ebaõnnestuda. Sa ebaõnnestud selle koha peal, kui sul tekib mingisugune õpikoht ja sa ei lähe ja sa ei tee seda ära. Ja see on see koht, kus sa ebaõnnestud. Mõnikord me mõtleme, et ma viisin esimese toote turule, mul on siin, ma ei tea, 2000 eurot mingi stokki, mul ei õnnestu seda müüa võib-olla nii suure kasumiga või üldse pead 0 kasumiga maha müüma, et see on ebaõnnestumine. Mida sa selles protsessis oled ära õppinud? Sa oled õppinud juba toodete valimist mingil määral, kuna sa oled 50 ideed juba läbi analüüsinud, sa oled saanud 50 erinevast segmendist mingisuguse nagu sisendi. Sa oled mingid reviewsid lugenud, sa oled õppinud pilte tegema, sa oled õppinud tekste kirjutama, sa oled õppinud shippima, sa oled õppinud Amazoniga toimetama, sul on konto olemas. Reaalselt konto loomine mõnikord võib ka paberite taha jääda, et lihmadi viskad mingisugused asutamisdokumendid üles, tegelikult sa ei ole lugenud fine printi, et sul on vaja sinna ID-kaart teatud formaadis panna ja särki-värki. Sul on juba nii palju olemas ja siis sa arvad, et sa oled failinud, kui sa esimese tootega kohe nagu ei hakka 5-kohalist kuukäivet tegema. Siin on mingisugused õpikohad, mis sa pead lihtsalt minema ja uuesti ära õppima. Ja ma tahaks sulle nagu näpuga näidata nagu otse sinu poole, et kas sa tõesti, kui sa õpid mingi vea ära, kas sa tõesti lähed järgmise tootega samat viga tegema? Ei lähe ju. Sa oled juba saanud oma õppetunni kätte ja iga uue tootega, mis sa tood turule, ta on nii palju kuulikindlam toode, sest sa oled ise nagu nii palju targemaks saanud. Ehk siis see on ainult edasi minemise küs ja Karl õpilastest on olnud selle koha pealt märkimisväärne ja eriline, et Karl on läinud kogu aeg edasi.
mitte jäänud toppamaale, et mul on vaja natuke õppida PPC-d ehk makstud reklaami või siis ma ei tea, tegeleda nagu logistika muredega, mis COVID-i tõttu nagu on sisse tulnud. See on lihtsalt ettevõtlus. Kati, tere! Omalt poolt tahan öelda, et Karl on uskumatult sihikindel. Suur respekt. Tema eduloo aluseks on kindlasti igapäevane õppimine, arenemine sellel alal. Mis sa sellest arvad? Aitäh, Ema! Ja peretoetus on tegelikult oluline, kui sul on elukaaslane, sul on lapsed ja kindlasti sa ei taha tekitada olukorda, kus sa istud ainult ninapidi arvutis, et mina 3 lapse emana ma mingil hetkel tegelikult tegin niimoodi, et ma päevasel ajal ei tegelenud Amazoniga, aga ma kogu see intensiivne õpiperiood, ma võtsin 9-st umbes kella 1-ni öösel, 9-st õhtul 1-ni öösel, ütlesin mehele, et ole hea, pane lapsed ise magama, et ma siis tegelen õppimisega. Ma soovitan mitte võtta lühemaid blokke kui 2 tundi, sest sa ei suuda keskenduda. No igad webinarid ja sellised loengud, nad on ka suhteliselt 1,5 tundi või midagi sellist, et sa ei suuda mingi poole tunni kaupa, sul ei ole mõtet Amazoni teha. Leia lihtsalt endale kas hommikuti või õhtuti need blokid, kus sa saad 3-4 tundi rahulikult olla selles mullis ja niimoodi hakkavad asjad nagu kiiremini nagu loogilist seletust nagu tekitama sinu aiu ka. Paul, kas on kogemust online-põhiste toodete müügiga? Näiteks e-raamatud ei ole otseselt kuskil laos, seega justkui võiks olla hea mõte, sest kuluargumente on vähem. Kas selle kohta on kommentaare? E-raamatuid sina ei ole teinud? Ei, ma ei ole müünud. Ma tean, et selles mõttes on lihtsam, et sul ei ole seda rahavoogu, sa ei pea investeerima mingit tulukapitali, et mingid tooted ühest maailma otsast teisi viia, et sul on need raamatud, aga ise ma ei ole sellega tegelenud. Raamatuid Eestis müüb hästi edukalt biohacker ehk siis enda keha optimeerimise spetsialist Siim Land. Tema teeb ka üle $100,000 käivet oma digiraamatutega. Ta rääkis Amazoni aastakonverentsil kevadel seda, et tal võtab ühe raamatu loomine äkki umbes mingi 6 aega ja jah, sa ei trüki mitte midagi valmis ja sa tegelikult pead samamoodi ära tegema selle uuringu. Kas inimesed otsivad seda teemat? Näiteks, ma ei tea, suurte lambakoerade kaalualandus. Kuidas suuri koeri saada kõhnemaks? Kuidas väikseid koeri saada, ma ei tea, tervemaks? Kas see otsing on olemas reaalselt Amazonis? See algfaas on samasugune nagu füüsilise tootega. Edasi läheb teistmoodi, et sa pead sisu looma ja siis sa pead selle nagu sinna Amazon Publishing teenusesse üles riputama. Nii et kui sa tahad rohkem teada, siis äkki kirjuta mulle Eglet Amazoni kool, ma vaatan, kas mul Siimuga intervjuu on kuskil olemas. Siim tegelikult on rääkinud oma kogemusest küll varasemalt. Nii. Liina ütleb, ma olen 2 aastat hoogu võtnud. Üks toode testi mõttes on müügis olnud. Võtan nüüd ennast kokku. Just müüsin oma pitsarestorani maha ja aega on. No väga äge, sul on siin suur nagu naeru ka, et sellise suhtumisega ongi hea peale minna. Liina, kui ma saan kuidagi abiks olla, sul on üks toode juba olnud, sa tead, mida sa teed. Praegu on olemas võitudest 1/4. Mine tee see 3/4 veel ära. 1/4 on olemas, sul on konto olemas, sul on kogemus olemas, sa oled juba analüüsinud midagi. 3 asja veel ja ma sisuliselt saan sulle garanteerida, et kui sa 3 toodet veel teed, siis sa enam ei faili, sest sa oled juba nii freaking tark selle koha pealt. Ja mina olen olemas, Karl on olemas, by the way, Karl on nõus ka konsulteerima. Mina ei konsulteeri, minu tiival on ainult Amazoni kooliõpilased, aga Karl on nõus ka kokkulepitud tasu eest konsulteerima, nii et lihtsalt otsi Facebookist Karli ülesse. Ja sa saad nagu lihtsalt temaga kokku istuda. Nii, siis Liina küsimuse võtsime ära. Nii, mitu ühikut esimese toote Amazoni saatmiseks peaks tellima esimene kord? Väga lihtsalt laias laastus öeldes lihtsalt, kui sa vaatad Helium 10 ja võrdled konkurentidega, palju nemad müüki teevad, siis seal on toodud kuumüügid. Ütleme, et see konkurent teeb 300 müüki kuus. Sa saad selle korrutada umbes 3-ga, ehk siis sul oleks 3 kuu jagu kaupa ja siis paned sinna natuke veel paarsada ühikut otsa, et oleks selline nii-öelda natukene rohkem ruumi müümiseks, sest et sa lanseerid ka toodet, ehk siis kui sa viid tegelikult Amazoni toote, siis sa jagad neid natuke välja, et sa saaksid ränkida ja sinna läheb ka
paarsada ühikut, ma ütleks. Keegi ei saa sulle kunagi koguseid öelda, sa lihtsalt vaatad, mis avalehel on keskmised kogused, kui konkurendid müüvad 500 keskmiselt, sest tipud müüvad alati, kui keskmine müüb 500, tipud müüvad 2000, sa ei lähe kohe 2000-sega peale, sa ei lähe 100 unitiga peale. Väga laias laastus me nagu alla 500 tüki ei taha tellida, sest see on selline keskmine alustav värske nišš, 500-ga saab juba midagi ära teha, aga see ei ole ära mütsi selle peale nagu ära söö, sest et sa pead vaatama, kui sul on soodsam toode, see liigub kiiremini läbi, sul on vaja võib-olla 1000 tükke, aga sa ei maksa selle eest nii palju, sest tüki hind võib olla 50 senti, on ju. Kindlasti vaata keskmist müüki ja läbi selle nagu katsud ja siis katsu nagu oma freight forwarderi ehk siis logistiku käest teada saada ka, et kaua sul võiks minna lattu jõudmine praegusel ajahetkel, kui sina just oled minemas, sest praegu on teistsugune, kui on veebruar või on järgmise aasta juuli. Ajad kogu aeg muutuvad. Jõuluaeg on suht selline tihe. Praegu kusjuures õppima hakata on väga-väga hea, sellepärast et praegu sa ei lansseeri midagi. Praegu müüjatel on pigem nagu häda, et kui sul vähegi on kingitav toode, siis praegu on juba shippida veidi hilja, sest juba laevad nagu istuvad jõulukaubaga kuskil sadamates, üritavad sisse saada. Ja ma ei tahaks kunagi soovitada jõuluajal alustamist, sest lansseerimine on raske, sest avalehed on kinketooteid täis, mis iganes keyword'i sisse paned on ja gift for him, gift for her, gift for, ma ei tea, boss. Et jaanuarist alates on palju nagu lihtsam hakata nagu oma tooteid jälle avalehtedele otsingutega saama. Praegu ongi ideaalne aeg alustamiseks, et sa õpid, vaata, sul on see õpiprotsess ja siis sul on veel aega, et need tooted viia järgmiseks aastaks Amazoni ja siis on ilus aeg alustamaks. Ja me oleme teil nüüd ajusid grillinud või siis inspireerime, tahaks pigem öelda, et inspireerid äkki oma mõtetega 1,5 tundi. Karl tegelikult pani kirja oma 5 edutegurit ja 5 viga. Käiks need kokkuvõtteks läbi ja võib-olla, et siis on väikene kokkuvõte ka, et mida see Amazoni valdkond endast kujutaks. Käime kordamööda. Edutegurid äkki enne. Esimene edutegur Karlil oli see, et ta suunas põhifookuse Amazonis müümisele esimesel aastal 24/7, ehk siis sa tegelikult ei tegutsenud 10 asjaga korraga. Miks see on oluline? Nagu sa isegi ütlesid, vaata, et kui sa oled nurka surutud, sul ei ole kuskile tagasi enam kukkuda, sul on ainult edasi liikuda, sul on selline optsioon ainult jäetud, siis tegelikult sul on väga lihtne Amazonis. Sul ei ole tagasi kukkuda, sa pead ainult edasi liikuma ja sellise mentaliteedi ja viisiga ma läksin Amazoniga peale. Mul ei olnud tööd, kooli, mitte midagi ja siis ma lihtsalt pidin edasi liikuma. Ma tegelikult tegin umbes samat asja. Ma alustasin emapalgal olles ja siis kui emapalk sai läbi, ma võtsin ennast töötukassasse, sest see andis sotsiaalkindlustusmakse ja natukene nagu raha ka vaata, et sa ei ole täiesti nagu näljas, et kõik raha ei lähe Hiina. Aga ja ma tegin natuke kõrvalt digiturunduse töid ettevõtetele ja ma lõpetasin selle ära. Lõpetasin ära lihtsalt fookuse pärast. Ma tegin 6 kuud, õppisin ja alustasin nagu kõrval asjana ja ma mäletan mingi 4-5 aastat tagasi jõuludeks ma andsin kõik oma kliendid ära ja mõtlesin, et tead mis, kui ma olen täiesti nurgas, siis ma leian võimalusi, kuidas kiiremini oma tooted turule tuua, kuidas leida paremaid tooteid, kuidas lansseerida neid suurema pühendumusega ja kuidas õppida nagu kiiremini toimetama. Just nimelt sellepärast, et mingeid otsuseid ja võimalusi sa näed alles siis, kui sa oled otsustanud 100% olla nagu all in. Nii et sama kogemus nagu sellest on kasu ja see ei tähenda, et sa ei või poole kohaga alustada, poole kohaga on jube hea õppida ja nagu aru saada, mida sa teed, aga kui sul hakkavad tooted juba turule jõudma ja mingi käive hakkab tekkima, siis mingil hetkel on sul see otsustamise koht, et hei, et ma nüüd ikkagi olen täiskohaga ettevõtja, et kas ma siis nagu olen fokusseeritud või ma olen ikkagi õhukeseks pasteeritud nagu 10 erineva asja peale oma elus, et see otsus tuleb ära teha. Järgmine edutegur. Et leia nišš, kus sa saaksid tulevikus veel sarnaseid tooteid tuua. Alguses võib-olla, kui sa alustad, siis on üldse tähtis, et sa saaksid selle esimese toote turule viidud. Aga kui sa näed juba, et seal on erinevaid tooteid selles samas nišis, näiteks erinevad suurused, materjalid, värvid, siis sa tead, et okei, et siin on veel võimalus nagu brändi ehitada selles samas nišis. Et see on nagu suur pluss, mis minu puhul ka oli.
ja hiljem on sul lihtne seda portfelli maha müüa. Palju keerulisem on maha müüa, kui sul on seal mingi koera vitamiinid, mingi keraamika, siis mingi vaibahooldusvahend, on ju. See ei ole nagu ühtne portfell, sul on hästi palju erinevaid tehaseid, aga kui sa teed, ma ei tea, 15 toodet näiteks 4 erineva tehasega, mis on kõik a la seotud, ma ei tea, kunstnahaga või metalliga või siis, ma ei tea, papiga, on ju, et sul on kuidagi see know-how kuidagi on fokusseeritum ja sellega on lihtsam edasi minna. Sa ei pea alguses ära otsustama, mis see on. See tuleb siis, kui sa oled 4 toodet läbi testinud iseenda jaoks ja sa vaatad, kus sul kõige mugavam on toimetada ja kus sul endale meeldib kõige rohkem ja valid siis selle fokusseerimise segmendi, portfelli ehitamise segmendi selle järgi. Nüüd eristumine on Karli edutegur kindlasti. See eristumine on ka sinu tuleviku edutegur. Mina olen väga kirglik selle koha pealt, et ma ühtegi oma õpilast ei luba turule, kui ta mitte midagi nagu ei tee eristuvat. Kõige lihtsam on eristuda sellega, et sa toodet ei muudagi ülla, et sa võtad selle sama toote Alibaba riiulit, aga sa tood näiteks 2 või 3 komplekteset juurde. Näiteks küpsetamise valdkonnas sa tood silikonmati, tainarulli, silikonharja, võib-olla mingi lehtri, võib-olla mingisugune, ma ei tea, milliliitrite topsi. Sa katsud aru saada, missugused on, Amazon näitab ära frequently bought together ehk sagedasti koos ostetud tooted ja sa võid katsuda nendest toodetest kokku panna komplekti ja sa ei pea hakkama üldse seda silikoni mingisugust nagu valemit muutma, et kas ta on jäigem või ma ei tea, kleepuvam või nagu õhem, on ju. Et sa lihtsalt paned asjad kokku ja see on väga-väga-väga oluline. Oled sa eristumise koha peal, kas sa oled proovinud turule tuua ka täiesti nagu selliseid eristamatuid tooteid või sa alguses juba, mismoodi sina eristad, sest nagu sinu tooted ei ole ka ju väga sellised tohutu originaalsed, aga samas sa nagu oled edukas, on ju? No, ma eristusin esimesed tooted materjali järgi, vaatasin konkurentide arvustustest, et mis inimesed ütlesidki, et see materjal laseb läbi, vaata, tilgub vaata läbi. Ma olin, okei, teeme siis õlikindla materjali. Esimesed tooted läksidki niimoodi Amazoni, aga nüüd ma olen juba disainiga proovin eristuda, et siis muudan nagu selle toote välimust natukene, mis on niisugune riskiteema, aga ma liigun sinna poole. Eristumine oluline. Oled hädas sellega, kirjuta Eglet Amazoni kool. Nagu sellesse me kindlasti kinni ei jää. See on üks asi, mis mulle kõige rohkem meeldib, kus juures Amazonis on leida selle eristuvuspunkti nagu tekitamine, sest see on see, kus on see on nagu kirss vaata koogi peal. Toodet suudab igaüks üles leia, mis teeb head käivet ja vähe reviewsid, aga mida sa teed selle tootega? See on nagu see fun osa. Järgmine edutegur on see, et ära hoia kokku tehes listingut, pildid, copywriting, video. Miks ei tohi teha liiga põlve otsas, liiga suvaliselt, lihtsalt viskan üles, ma ei tea, 10 erinevat toodet. See ongi nagu see sama asi, millest me alguses rääkisime, et sa ei taha olla see hiinlane, kes läheb sinna, oled ise iPhone'is pildistanud enda toote ja siis on veel natuke photoshopitud ka midagi juurde. Et sa ikkagi tahad kuidagi paremini välja paista, et see toode tunduks kvaliteetne, et sa oleks erinevad küljed sel tootel ära näidanud, et nagu inimene, kes seda ostma läheb, et ta nagu reaalselt visuaalselt näeb ka tegelikult seda toodet nii, nagu see päriselt olla võiks. Et kui sa isegi oled kuskil Amazonist või kuskilt ostnud midagi, siis ka ju nagu pildid on väga suure tähendusega, video lisab veel nii palju väärtust juurde, sa näed nagu seda toodet, sa oskad ette kujutada juba, milline see erinevate külgede juurest võiks olla. See on oluline. Ja üks kõige olulisemaid kohti tegelikult on avapilt, sest nii kui sa paned sisse näiteks white coffee cup, on ju, miks klient peaks sinu kuulutuse peale vajutama? Avapildiga me teeme päris palju tööd ja tahame olla mõnes mõttes nagu silma paistev, kui kõik näiteks, ma nüüd spekuleerin praegu ja see tuleb täiesti nagu lambist. Ma reaalselt tahan müüa valget kohvitassi, fine, ma teen ta geomeetriliseks, okei. Eristun sellega, et mul on disain natuke teistsugune. Mida ma saan teha selle kohvitassiga veel, mis on odav, mis paistaks silma ja teised kohvitassi müüjad ei tee? Üks asi. Võib-olla teised müüvad 4 tükki korraga, 6 tükki korraga, aga ma näen, et inimesed nagu frequently bought together'is tuleb sisse näiteks mingi topsi või tassi alus, mis on Ameerikas mega levinud, sest nad kasutavad kergesti kuuma poolt rikutavaid nagu mööblit ja mingi pruun, ma ei tea, mis puit, et lakk läheb nagu, tekivad need kuumaringid. Ma paneks coasterid näiteks juurde. Mis ma veel saaks teha, mis on tegelikult odav kohvitassidele, ma võiksin juurde panna silikonist topsi nagu selle
nagu kohvitassidele on ju, et kui me mõtleme jälle Ameerika turupõhiselt, siis ameeriklased lähevad oma joogiga hästi sageli kodust välja, terrassi peale, tänava peale, jalutavad lapsega on ju, selleks on neil kohvimaksid olemas küll, mis on nagu roostevaba teras või mis iganes, aga on olemas ka sellised tooted, kus ma panen ma saan silikonist nagu selle liidi ehk siis kaane peale tellida ja mul on juba eristuspunkt, et seesama kohvitass, mis on mul igapäevane kasutus, ma saan sellega minna õue ka ja see silikonist liid ei maksa mulle nagu eriti palju juurde, eriti kui mul veel disain ka natuke eristub, et ma saan küsida $2-3 kallimat hinda ja ma juba eristun ära, sest ma ei ole tavaline ja need asjad ei maksa nagu mulle üldse palju. Nii, järgmine. Leia endale grupp õigeid inimesi. See peaks isegi üks olulistemast olema, sest et sa tahad leida endale inimesi, kes sind juhatab õigele teele, kes on seda sama teekonda varem juba läbinud. See on väga oluline, et ära mine lihtsalt neid Amazoni gruppe Facebookis on ka meeletult palju, aga paljud ka näevad ära seda, et okei, et nende inimeste pealt, kes tahavad alustada, võiks nagu ropult raha teenida ja siis nad hakkavad ise pakkuma teenust, kuigi nad ei ole isegi varem Amazonis kunagi müünud. Et hästi oluline ongi see, et sa leiaksid selle õige grupi, näiteks nagu Eglevad, kes aitas mul ka alustada Amazoniga. Ja kui sa minu Iivale ei taha tulla, siis mine Amazon Estonia suurde gruppi Facebookis, see on nagu üleüldine Amazoni juhiliste grupp Eestis ja sa saad nagu oma küsimused ja oma mõttekaaslased leida ka sealt ja loomulikult on teisi inimesi ka, kes teadmisi jagavad, nii et igaüks valib enda vibe'i järgi nagu selle, et kust ta tahab informatsiooni võtta. Võib-olla sul sobib hoopis mingi ingliskeelne kanal või venekeelne kanal, kõik on olemas. Nii et sa pead ise vaatama, kes tundub sulle nagu sinu inimene. Tegelikult 5 edutegurit ei ole kõik, meil on 6 edutegur ka, on inspektsioon, ilma selleta sa lihtsalt lähed ja kõrvetad oma näpud ära, tore küll on elevus ja värki-särkit hakkan müüma, aga see pettumustunne, kui sa saad esimese review 1 tärnika, sellepärast, et sa ei ole raatsinud $200 inspektsioonile kulutada, see on nagu nii valus, et seda ei tohi teha. Me oleme nii paljud Eesti müüjad on saanud seda kogemust juba kätte, et see on juba sisse kirjutatud rada, et ilma inspektsioonita sa mitte kunagi mitte midagi ei tee. Ja inspektsiooni jääd sa tegema elu lõpuni, seda mitte kunagi ei tühista ära, aga isegi kui sa füüsiliselt, juriidiliselt omad seda tehast, mis on täiesti tehtav asi, kui sa põhimõtteliselt oled ainuklient oma tehasel, sest sa kasvad nii kiiresti, sa võid Hiinast seda tehase ära osta. Ma ei ole seda teed läinud, seda ei ole mõtet teha. Jälle nagu admini osa juures. Aga kui sa tahad seda teha ja sa tehad sinu oma, isegi siis sa teed inspektsiooni, sest et sa ei saa mitte kunagi garanteerida 100% puhast tootmist. Nüüd vead, mida kaasa võtta ja mida mitte teha ise. Ei saanud aru, et mu toode on seasonal, ehk siis hooajaline kaup. Ma teadsin küll seda Egle koolitusest, oli sellest rääkinud, aga ma ei pannud sellele nii väga rõhku, ehk siis ei vaadanud väga seda. Ja siis üks hetk, kui oli suvi käes, siis mõtlesin, miks mu tooted nagu veits halved, kas need müüvad nagu halvemini või mis juhtus vaata. Tegelikult siis sain aru alles, et okei, et mu toode on hooajaline natukene. Tegelikult sa saad ise ka vaadata seda Google trendist või siis kasutad Helium 10 tööriista, et vaadata PSR-is on iga toote listingu all on selline graafik, mis jookseb ja kui see on näiteks üles läinud mingil hooajal, sa võid vaadata, et okei, kas ta oli seal, kas nagu seda oli mitmel konkurendil või oli ainult ühel ja et miks see nii oli. Et sealt sa võid ka oletada selle ära. Siis võtmesõnad on ka üks viga. Ma toon näiteks sellise näite, et kui sa tahad müüa sulepatju, siis otsisõna on üldiselt on feather pillow. Seal võib olla tone feather, võib olla mis iganes siuksed nagu laiendid, aga neid laiendeid ei ole väga palju. Ehk siis kõik müüjad peavad konkureerima nagu samade riiulite eest. Iga otsisõna on nagu oma riiul. Kui sul on ainult 5 põhilist võtmesõna, millega inimesed otsivad toodangut või ainult 1 või 2, siis kõik konkureerivad sinna ühe riiuli peale. Kui sul on neid otsisõnasid sünonüüme, on näiteks 10-15, mis teevad üle 500 otsingu kuus, 500 kuni mis iganes, 10 000, võib-olla isegi 100 000. Siis sul on rohkem riiuleid, sul on rohkem võimalus klientide silmadele sattuda ja see on sul odavam, sest et reklaami ei suunata kõik nagu 1-2 keywordi peale, reklaami suunatakse laiemalt ja seal on sul nagu eristuskoht on nagu olemas. Ma saan aru, et sul oli oma kogemus sellega ka. Ja ma leidsin toote, müüs hästi, aga ma ei näinud seda, et selle tootel ei ole väga kindlaid otsingusõnu.
et siis ongi, et kui ma näiteks lähen kohvitassi müüma, sinist kohvitassi näiteks müüma, aga ma vaatan, et ainukesed otsingusõnad, mis sellele sinisele kohvitassil ongi, on lihtsalt tass, siis see on väga laialdane mõiste tegelikult, kuhu minna, sest et kui inimene kirjutab otsingusõna tass, siis sinu sinist kohvitassi ta vaevalt ostab, et seal on muid tasse ka, mida võiks nagu vaadata. Et kui sul ongi selline otsingusõna sinine kohvitass ja seda otsitakse piisavas mahus kuus, siis sul on suurem võimalus müüa selle otsingusõna alt seda sinist kohvitassi. Mega oluline ja seesama Helium-10, selle kaudu on nagu lihtne leida otsisõnu, et kes iganes rohkem sisse sukeldub, mis iganes. See on õppimise üks osa, et sa oskad neid otsisõnasid enda jaoks kirja panna, nii et sa lihtsalt tead, et see on üks asi, mida sa pead tegelema, et vaatad, kui palju olulisi otsisõnu, relevantseid, kordaminevaid otsisõnu sinu tooteni võiks viia. Järgmine, et ei osanud arvestada uue koguse tellimisega. Et viisin küll ühe koguse ära Amazoni, seda võib algul juhtuda, seda juhtub nii või naa, et sa kogemata jääd out of stocki, aga kui sa jääd out of stocki, siis sa ei tee müüki ja seejärel nagu sul ei ole ka mingit kasumit too päev. Ehk siis sa tahaksid natuke ekstra tellida veel lisaks ja võib-olla natuke varem tellida, sest et nüüd, kui on need shipping lead time'id on ka natuke pikenenud, siis sa tahaksid natukene varem shipida juba Amazoni, et oleks natuke kindlamal viisil sul mingit kogust müüa. See, miks me üldiselt ei lähe 100 tükki lansseerima, isegi kui sa oled edukas, kõik on väga tore, aga kui su kaup jookseb riiulilt tühjaks, siis Amazon näeb, et sul ei ole müügiajalugu ja ta teeb sind ebaolulisemaks, ehk siis lükkab sind 2., 3., 5., 10. lehekülje peale ja kui sa tuled tagasi oma kaubaga riiulile, siis sa ei ole nähtav ja sa pead hakkama jälle nagu kas PPC-d rohkem maksma või siis lansseerima teiste tegevustega. Nii et see on nagu veitsa nagu kallim. See on see põhjus, miks me üldiselt nagu alla 500 väga ei taha turule tuua, sest meil pole nagu ruumi olla, nagu me ei anna endale aega. See 100 unitit sa võid nii kiiresti läbi müüa. Et jah, sa võid seda teha, kui seda katsetada, aga üldiselt, ma ei tea, alla 500 lihtsalt ei ole tõestanud ennast eriti hästi toimivat. Nüüd neljas viga. Vaata, kui palju su toote hind kallineb, kui sa hakkad eristuma teistest toodetest. Kas sul on siin mingi enda kogemus tuua? Vaatasin arvustustest, et okei, võiks materjali vahetada, aga ma ei arvestanud sellega, et kui ma seda materjali vahetan, siis mu turu lõpphind läheb turu keskmisest hinnast umbes 2 korda kallimaks. Et kui üldiselt konkurendid müüvad seal $15 ja ma tulen $30, siis sa pead natuke seda vaatama, et kas inimesed nagu päriselt selle materjali pärast ostaksid siis sinu 2 korda kallimat toodet. Et üldjuhul inimesed valivad kõige odavama toote, aga nad vaatavad ka väga seda eristuvust. Ja vaatad review'sid ka. Nii et sul peab olema toode, mis ei ole, et ma lihtsalt viskan odava asja üles. See on see, miks hiinlased ei saa tulla kunagi 100% meie kandadele. Nad oskavad teha odavalt, aga nad ei tea, et lääne inimene tegelikult tahab kvaliteeti ka. Ja meie oleme nagu see filter, kes esiteks tekitab selle nagu momendi tootele juurde ja meie ka oskame väga hästi kvaliteeti valideerida. Hiina hea kvaliteet ei ole lääne hea kvaliteet. Hiina tehas ütleb sulle, see on nagu top of the line, nagu see on viimane sõna ja sina vaatad, et oh my god, siin on mingi kriipsud, see on must, see on tolmune, see haiseb. Ta võib olla viimane sõna küll selles tootmises, aga kvaliteet tähendab ka seda, et kogu see, kui sa teed pakendi lahti, sealt ei tule mingit kemikaali haisu, ta ei ole tehase tolmuga kaetud, ta ei ole õline. See on ka kvaliteet ja seda hiinlased väga sageli ei tea ja see on midagi, mida sa inspektsiooni käigus kindlasti pead teada saama. Nüüd viimane koht. Meeldib olla toodetes, mis on rohkem kui $20 lõppmüügi hinnas. Alla selle müüa on kulukas, eriti nagu kui sa tahad teha PPC reklaami. Oled sa proovinud müüa näiteks, ma ei tea, $10 asju? Ei, suur ei tuli kohe. Sa võid proovida, kui see toode on nagu hästi mahukas, seda müüakse mitmeid tuhandeid uniteid kuus, aga praegu, kuna shipping hinnad tõusevad ja PPC hinnad, reklaam tõuseb, iga aastaga läheb natuke kallimaks, siis sul on võib-olla selle odavama tootega natuke raskem hakkama saada ja su kasumimarginaal jääb sinna $1–3 juurde toote pealt, mis ei ole minu jaoks nagu kuigi hea, et mulle meeldib see 20+ ja isegi järgmiste toodetega tahaks kuskil $50+ minna. See lihtsalt sobib mulle rohkem.
et mul on rohkem nagu ühe toote pealt võimalusi fail imiseks, et mingid lisakulud tekivad juurde, siis mul on see nagu mul on nagu olemas see kasumimarginaal, mis võimaldab seda. Annan 2 sükest nuggetit veel siia lõppu juurde, et kui sa liibabaas näed toote hinda, siis miinimum sa tahad korrutada selle sisseostu hinna 5-ga, tegelikult täna juba 7-ga, et sa saaks lõppmüügi hinna ja kui see lõppmüügi hind on liiga kallis, siis sa ei lähe seda toodet tegema. Või siis sa pead arendama natukene edasi, et sul on õigustatud küsida kallimat hinda. Ja teine nugget on see, et saada kiiresti müüke ja et sul ei peaks olema mingi tohutu sotsiaalmeedia, veebilehekülg, Instagram, Facebook, sest mõnikord, kui sul on kallis toode, mingi $220 maksab mingisugune asi. Inimesed tahavad valideerida sind, et sa oled legit, ehk siis nagu ta teeb selle investeeringu ilma, et ta hakkama tagasi saatma ja ta tahab sinu veebilehele minna, ta tahab näha mingid YouTube'i review'sid su toodetele. See mugav hinnapunkt on $20–59. Nii et katsu nagu lõppmüügi hind timmida sinna kuni $59 peale, siis inimene veel ei vaja, et sul oleks veebilehekülg või mingisugune tohutu Amazoni väline turunduste masin tööle pandud ja sul on veitsa lihtsam neid osta nagu kätte saada. Nii et ma saan aru, et kallimad tooted lähevad praegu tegemiste sulle. Kuna praegu rohkem küsimusi ei ole, ladies and gentlemen, Karl Puudersell. Ja, me oleme Amazoni fanaatikud. Tere tulemast seltskonda ja aitäh, et sa kuulasid. Kui küsimusi jääb, siis Karliga saad mentordada, minuga saad õppida Eglet Amazoni kool, Karlile ja Facebookist, nii et suhtleme sinuga edasi tulevikus. Tšau!